Nii, tere, kallid kuulajad ja vaatajad. Oleme jälle siin eneseilmutuse portaalis, autentsuse mängu listis. Ja täna on külaliseks siis Kertu ja Erik Potter, kes tutvustavad meile oma enesekooli. Ja just nimelt, nagu selgus, see kool on sügavalt lahendatud autentsuse stiilis või mõttes või suunas. Nii et ma arvan, see saab olema väga huvitav karkass täna, et selle ümber vestelda ja loovalt koos mõtelda. Aga palun, Kertu ja Erik, alustage oma süsteemi tutvustamisega. Aitäh. Mis on seal põhiline, mis on seal tegelikult ma küsiks niimoodi, et kust see idee üldse tuli? Kus on see alguspunkt? Igale alguspunktile eelneb veel mingisugune alguspunkt, et aga mis sina tunned, et kust enesekool, seal on ikka Ma rännak on tunnen olnud, et seda, et see on väga hea, et sina alustad, aga ma teen sissejuhatuse mm. alustamiseks. Et mina aastal 2016, ma mäletan, ma kõndisin Pirita teel ja mul oli hakanud mingi niisugune nagu sõnapaar mängima minu sees, milleks oli inglise keeles true self. Ja Peeter ka tabavalt, me oleme eneseilmutuse portaalis, siis räägime enesekoolist ja mul oli inglise keeles true self, mõtlesin, peab olema mingisugune true self nii-öelda nagu veel siin midagi peidus minus, teistes. Ja sealt rullus lahti meie põhjus, miks me selleni jõudsime. Ja sealt rullusid lahti teosed, mida me nägime, on vaja kirja panna, mida Eerik siis peaasjalikult pani kirja. Ja nüüd siia peale ehitubki siis enesekool. Aga vot seal oli see algus 2016, 17 ja ei läinud kaua mööda, kui me kogesime oma elu traumat, millest siis hakkas tegelikult see nagu sündima kõik. Kas ma saan Jah. õigesti aru, et pärast seda nägemust seal Pirita kandis sa rääkisid sellest Eerikule ja siis sealt idanes mingi teievaheline sünergia? Ta kuulis seda tihti, et ma sellest nii-öelda kõnelesin jah, et true self, kuid ma ei mäleta, mida sa selle peale otseselt, sest sina olid oma nagu rännakul, on ju, et algselt olid need teed võib-olla meil nagu eraldi rohkem. Me avastasime mõlemad oma unikaalsel viisil seda asja, on ju. Väga huvitav. Jah, ja eks minagi omalt poolt, ma kompasin sama asja, aga täiesti oma nurga alt ja ma nägin, millele ta viitab, aga, aga tol hetkel noh, me olime sellisel võib-olla, vähemalt mina olin ikkagi niisugusel standardsel enesearengu teel, et, et see ei olnud piisavalt sügavust, et hoomata noh, ja tema ka alles, ta nägi midagi, onju, et siis ta midagi sellest rääkis ja see, mida ta rääkis, see ei võimaldanud mul näha tegelikult, millele ta nagu viitab. Ja me olime Ja mõlemad ikkagi pangas veel tööl nagu, et täiesti majanduslikus mõttes siukses klassikalises nagu ametites on ju, et seda aega võib-olla ka polnudki nii palju, et sellele kuidagi pühenduda veel sel ajal. nüüd nagu tagantjärgi vaates ma nagu ütlekski, et seda ähm, noh, selle jaoks on vaja midagi erilist, erilist põhjust, et näha siis nagu sügavale ja meie küll nagu olime enesearengu teel ja õppisime, aga tegelikult ikkagi elu tõi noh, rämeda trauma ikkagi kohale. Ja see ütleks, et on üks asi, millest ei saa nagu mööda vaadata, et kui me räägime, et kuidas me jõudsime enesekoolini, et siis nagu 2,5 aastat sihukest eluohtlikku segadust, kaost ja samas haardeid, et see on nagu üks asi, millest nagu ei saa mööda vaadata, nii et psühhoos, depressioon, need on teemad, millel, millest meil on midagi nagu jagada. Ja sealt tegelikult sellest kõige nii-öelda kaootilisemast ajast lõpuks noh, ja mina noh, tegelikult me võime sellest nagu rääkida nagu rohkem ka, aga lihtsalt nagu lühidalt, et see on nagu üks asi, et sihuke nagu trauma ikkagi, et, et need ja unikaalsuseni ka nagu me jõuame, on anded ühelt poolt, aga on traumad teiselt poolt ja väga tihti nad on ühenduses, on ju vari ja valgus. Ja see juba, see tähendab, see läheb iseterendusse või terendusteemasse on ju suur teema, millest saab nagu rääkida ühelt poolt ja teiselt poolt.
ja niimoodi me olemegi nagu vaadanud asju, et kuidas vaadata nagu siuksest, nii nagu me ise olime harjunud vaatama elule ja siis kuidas vaadata hoopis teisest kuidagi ühendatud vaatest ja need maailmad on päris erinevad. Ja niimoodi me oleme siis vaadanud tegelikult juba päris palju aastaid ja loonud siia peale erinevaid tasandeid. ma ütlen veel Peetri selle märksõnaga, et enesevorm ilmutas nendel aegadel, see hakkas ilmutama ja teed juhatama, on ju, et see päris tõeline mina hakkas ilmutama, aga veel väga häguselt ja väga sassis kohtades, et see oligi see koht. Ma tahaksin kohe nagu öelda siin, et see on nii radikaalne tegelikult, et kui ma vaatan, et ma viimasel ajal võib-olla pole seda isegi nagu rääkinud, sest ma olengi kuidagi praktilistes asjades nii-öelda, et mul praegugi Bitcoini särk on ju seljas, on ju. aga kui tõest rääkida, siis tõde on minu jaoks nii radikaalne, et sellest on väga raske rääkida, mõnes mõttes see on kõige põnevam teema, samas see on kõige lihtsam teema. Suure tähega tõde, siis ma mõtlen nagu midagi, mida mina avastasin, milles ma olin mitu aastat nagu lummatud, et kuidas on võimalik, et sihuke asi võib olla või nagu, et see on nii radikaalne, et ja kui ma olen sellest üritanud rääkida, siis kõik inimesed sisuliselt saavad aru, et ahah, okei, aga kui sinu reaktsioon on, et ahah, okei, siis sa ei saa aru, et see täielikult halvab, kui sa jõuad kuhugi tasandile ja näed midagi, et see lihtsalt on nii halvav, et see ei ole sihuke, et noh, jah, ei, ja me oleme jah, ma olen jumal, jah, okei, et see on see lihtsus enne keerukust ka Peetriga oleme maininud, aga olgu, ärme rutta nii kaugele. kuulge, mul tekkis mitu assotsiatsiooni, tohin ma siia ikka. kikkida kõrvale. esiteks ma küsin, kaua see tundus nii sügav trauma või draama olevat, et võib-olla seda nimetada isegi hingepimedaks ööks, et kaua see kestis nagu? Kui ta viis sellise radikaalse ja noh, peaaegu nagu püha kogemuseni, eks ju. Meil ongi hästi selles mõttes nagu huvitav, et me mõlemad olime selles sees, aga täiesti erinevast kohast nagu. Et kui mina kirjeldan enda jaoks seda perioodi, ja see on umbes 2,5 aastat umbes, et siis mina kirjeldan seda kui enda hingepime öö. Et minu jaoks see nagu resoneerub sellega, mida mina pidin kogema. Ent samal ajal Kertu siis koges näiteks psühhoos ja depressiooni, et nii nagu mina olen seda mõnikord nagu sõnastanud, on see, et Kertu koges nii-öelda seestpoolt ja mina siis olin nagu väljastpoolt nagu või ümber nagu vaatleja ja pidin kuidagi nagu sealtpoolt nagu vaatama seda. Ja minu jaoks oli see nagu väga karm kogemus ja tema jaoks väga karm kogemus ja mõlemad siis kokku, kui need valud ja võlud kokku saavad, et siis sinna peale saab aga ma ütleks ka sihuke 2 aastat, aga väga erinevate seikadega ja esimene osa oligi see esimene psühhoos, välk selgest taevast ja siis läks kannatus edasi, depressioon oli hoopis teine ja teine psühhoos oli vajalik, et see vaim saaks tulla viima või minu hing lõpuni seda, mida esimese psühhoosiga ma ei saanud kogeda ehk nagu noh, ärgata või niimoodi, et esimene psühhoos ju suruti nagu see klassikalise süsteemi mõttes ravimitega kohe lõppu, maandati ära nii-öelda, aga sellest avanes põrgu. hingepime öö just nimelt oli depressioon ja teine psühhoos, ta tahtis, minu vaim või see tahtis näidata mulle seda, kuidas see on nagu läbi teha või nii, on ju. Ja sealt hakkas meeletult ilus tervenemine nagu kui teine psühhoos, et 2018, 20 aastad olid siuksed kaosed. Nii, aga siin tuli mingi kõne nüüd vahele kuskil, mingi signaal, kas te ka kuulete või? Meile tuli ka muidu üks kõne. Okay. Segajad on peal, süsteem. Aga jätkame rahulikult. Vaat sa, Erik, mainisid, et see kriis ja see lahenemine on kuidagi omavahel koos. Me oleme ka seda käsitlenud varem niimoodi, et see vari ja valgus, et me nagu kandime sellest varjust seda energiat sinna valguse poole. Et see võibki olla meie selline põhiline energiaallikas. Kuidas teie seda olete tajunud? Et see varjutöö nagu lahendab mingeid asju ja annab mingiteks anneteks ja nende põhjal arenevateks võimeteks nagu energiat pärast sellist kriisi. Mõned mõtted, siis annan sulle, et ma ütleks, et esiteks, kui varjust rääkida, siis ülioluline on teadvustada, et me räägime varjust, mis juba oma olemuselt on väga trikikas. et lihtsalt teadvustada seda, et me ei räägi mingist konkreetsest asjast,
vaid just nimelt varjust, millest on peaaegu et võimatu rääkida, sest nagu noh, ta on vari, on ju, me saame Mhm. valgust, nagu me saame näidata varjule valgust, aga siis ta enam no ei ole päris see, et see on nagu sihuke, nõuab ärksust nii kuulajas kui rääkis ja teine on see, mis on lihtsalt üks mõte selle kohta, on see, et üks põhjus, miks trauma on annete ja kingituste jaoks nagu oluline või üldse ärkamise jaoks, teadlikkuse tõstmise jaoks oluline, on väga pragmaatiline nagu, on lihtsalt see, et muidu me lihtsalt ei ole motiveeritud võtma aega maha. Hästi nagu lihtne nagu, et meil ongi, kõigil on oma elu, oma töö, siis on võib-olla mingid sõbrad, harjumused, hobid ja võtta aega, et minna endasse see lihtsalt ei ole nagu võimalik nii-öelda sellises tavaelus, et selle jaoks peab mingi põhjus olema. ja kui sa siis saad nagu laksu kirja, ja see võib olla iga nagu ükskõik mis on ju. ma nagu tooks näiteks vähi välja või see, mida meie kogesime, aga lihtsalt see on ükskõik mis. surm, katastroof, mis iganes. et siis see on niivõrd halvav, et siis sa ei mõtle, et kuidas nüüd homme tööle minna, vaid ma pean võtma pausi, on ju see avab tegelikult selle, et okei, ma nüüd lähen ja vaatan sisse ja see nagu avab selle võimaluse, on ju. kuidas sa selle olukorraga lõpuks välja tuled, kas sa kasutad selle olukorra ära, see on juba teine teema. aga et see on nagu, et see on, noh, sellepärast ongi ta kingitus tegelikult, kui see vastu võtta, siis need on kingitused. aga minu jaoks see varjuteema nagu ma vastaks sellele Peetri küsimusele, on midagi sellist, et selles kogemuses, mis mina kogesin, see hakkas üldse mulle näitama minu lapsepõlve osas, et oota, ma elasin natuke nagu tagurpidi või kuidagi ma nägin nagu tagantjärgi tulemust, mida see psühhoos andis, aga ma tunnen, et nüüd mul on väga aktiivne alles selline konkreetne varjude valgustamine ja ilmselt elu lõpuni on ju. et praegu ma siin valgustan varju, mis puudutab paarisuhet on ju, või seesama circling on ju, et oota, kus minu mingi vari annab hoopis hinnanguid, et see kestab veel siin kaua, aga see psühhoos nagu hakkas natuke nagu lahti muukima jah, seda nii-öelda missioonialast tööd või et mitte lihtsalt nagu töö, vaid mul on ikka nagu mingi hingelisem töö ja näitas ka seda, et kes ma olin lapsepõlves arvanud, et ma olen või kogu noorusaja vanuseni 25, ma sain aru, et no ma see Kertu ikka ei ole, et ma leidsin selle true self'i nagu oma juhtunust. see on päris tugev sõna, see päris mina, noh, mida Ingvar Villido ka kasutab, eks ole, et vot Kurzijevil on huvitav, et kõigepealt me ei leia mingi asevalitseja nii-öelda allminade jõugul, et me ei leia kohe seda pärismina. aga, aga pärismina tuleb nagu hiljem ja sul selgub, et see teine psühhoos oli sul siis nagu selline arengukriis, et sa tundsid, et sa jõudsid mingi väga päris asjani. jaa, sest nii juhtus jah, et teise ajal kaotasin nagu kõik inimeseks olemise oskused ära, et pidi nagu uuesti elama õppima ja sealt jäi mingisugune või tegelikult ei, see mõte ma tühistan praegu ära, mis ma jagasin, et ma ütleks ikkagi, et kogu aeg ju on see päris mina läbistab sind alates nagu lapsepõlvest, siin on see olemas, aga kui palju on siin maske ja südamekaitstust ees nagu, et seda näha ja ja ta võib-olla end kõige rohkem näitab ikkagi siukses mängulisuses, sellises nii-öelda loovuse hetkedes, aga raske on olnud näidata seda osa just lähisuhetes haavatavusena nagu, et nüüd on see minu rännak praegu hästi tugevalt kuidagi. oota, väga huvitav, ma küsiks seda veel selle päris mina kohta, et kas see on sinu jaoks ka selline süvim siis vaatleja või? noh, Ken Wilber nimetab seda ka absoluutne subjekt, et noh, keda ennast ei saa mitte kunagi vaadelda, sest tema ise on see seest välja valgus, mis valgustab kõike seda ma ütleks, olulist et ta on maailma. tegelikult vist ikka kehastuses nähtav ahah, läbi teiste silmade eelkõige, aga ma võin märgata teda, kui ma nagu nii-öelda justkui kaon või alistun siia olemise hetke täitsa ära, siis ma võin teda märgata, aga ma tunnen, et ta on eelkõige sihuke nagu mingi puhtuse, süütuse, siukse kehastus, mis, huvitav. mis on võimalik teistel näha, et vau wow,, et ma usaldan teda, sest ta kuidagi on nii puhas või nagu see koht äkki isegi.
sa enne mainisid, et sa näed oma varju nüüd nagu noh, palju selgemini, kuidas ta dünaamiliselt ilmneb erinevates vormides, sain ma õigesti aru, jah? aga samal ajal sa oled teadvel, et see on nagu see teadvustatud vari ja mingis mõttes nagu integreeritud, et sa ei pruugi nagu alluda enam kõigile selle mängudele, eks ju. jah, ja ma ei tea, kas ma teda saan öelda, et ma nagu näen teda, aga ta näitab end konfliktides, vastupanudes, nendes nii-öelda ta näitab, et kui ka sõitsime hiljuti siin Tallinna just on ja autos lihtsalt oleme Türilt natuke väljas, hakkab mingi konflikti, mingi asi närima on ju. aga nüüd täna ma tabasin ära ja meil oli see kingitus nagu, sest me nägime, et me saime palju kiiremini ja palju suuremas armastuses sellest läbi kui see, et muidu terve tee ei räägi hoopis näiteks, Mhm. et see teadmine siin psüühes, et sihuke vari on ja see on enda vastutus, see aitab seda õppida hetkedes märkama nagu. Mm. vaat ma kasutaks selle võimalust, kuna te olete kahekesi siin saates praegu, et ma olen tähele pannud sellist tendentsi, mida ma olen nimetanud spirituaalseks feminismiks, mis nagu seab mehele väga kõrgeid nõudmisi justkui naise poolt. et see ongi loomulik, et naine on selline emotsionaalselt ebastabiilsem ja ta on dünaamilisem ja ta ei valitse ennast nii hästi ja et mehe kohus on nüüd kõik see nagu noh, alla neelata ja keskmes olla ja väljendada sellele vaatamata oma toetust ja armastust. et mulle tundub see natukene nagu ebavõrdne, mida siin kohati nagu, kuidas teie tunnetate sellist sa võid David Teidalikku, ütleme sellist suhtumist, noh hiljem ta küll muutis seda natuke ühes mm. oma viimases raamatus, aga et naises nagu ei olegi mingit vastutust või kohustust, et ta võib möllata palju tahab ja teha ükskõik mida ja meie asi on olla nüüd. kuidas sina, Kertu, näiteks tunnetad seda naise Äh, poolt? oled sa nõus sellega? ütleme niimoodi, et nagu kui ma räägin korra kogemusest ja siis võib-olla mingisugust üldisemat vaadet, siis me oleme Eerikuga hästi kaua olnud koos, juba 9 aastat saab, onju. ja, ja kui vahepeal oli minu elus, ma arvan, siis ma olin sellest spirituaalsest feminismist justkui mõjutatud või noh, kuskil alateadlikult, et Eerik või mingitest õpetussõnadest, mis ma olin noh, tajunud, et justkui on tõesed, et Eerik, sina ole kui Kalju, mina võin siin möllata, olla agressiivne, vihane, mul on üsna intensiivne energia, et miks sa kaasa lähed, sa ei tohiks kaasa minna, et kõik sihuke väljapoole ja ma oma viimases kuskil sündmuses ka jagasin või kas ma käisin hingamist tegemas, ma ütlesin, et ma suudan tänaseks isegi hoida hingamisel sellel pikal omale endale ruumi, et mul ei ole, et mul on arenenud see võimekus hoida iseenda sees seda, et kui mul tulekera möllab, ma saan hoida nagu joondatust. ahah, see on tegelikult võimaldanud mulle näha ja ka meie kogemust paarina justkui viia sinna, kus et emotsioonide, eriti kui nad ei ole integreeritud ja on tervendamata, see vastutus on eneses. jaa. ei ole mehes ega emas ega isas, et see on üldiselt mingi Mhm. haavatud koht, onju. ja see, kus mina nüüd suudan hoida ja vahel ma kujutlengi ette nagu, et mul on piirid minu ümber, mis ei põrka sinna, vaid ma ise hoian ruumi ja siis on temal, ta ei pea tegema nagu nii palju tööd, vaid tema on omas, mina omas Mhm. ja nende piiride sees ma saan olla kõike, aga et ma ei äge. pane, et nüüd ainult päästa mind, mis ma enne nagu tegelikult oli, see mõjutas mind küll ja vot kui ilus õpetlik asi tuli praegu välja, mulle nii meeldis see selline mudel, mis on võimalik kõigi jaoks ilmselt, jah. samas ma ütleks enda poolt täienduseks, ja et ja just nagu korraks tagasi tulles selle päris, siin oli nii palju teemasid juba, ja et see päris mina juures ka nagu minu isiklik nagu kirg on ühendus ja terviklikkus. ehk siis minu jaoks on päris mina üsna nagu kõikehõlmav, et mitte nagu vaim või hing või vaatleja, vaid need kõik koos on päris mina tervik siis. Ja just sealt nagu aspektist ka, et nagu, et kuidas vaadata terviklikult asju ja see teema minu meelest mitte ainult spirituaalne feminism, aga ka üldse feminism, et esimest korda vaata, ma tõmban nagu tempot alla, sest mis ma tahan vaadata, on siin see, et ühelt poolt on seal point, teiselt poolt on seal vastupoint ja kokkuvõttes tahaks kokku tulla. Et mitte nii, et ah jah, näed,
spirituaalne feminism on sihuke asi, vaid nagu kasvõi näiteks sünnitusega ma nagu tundsin, et sünnitus on ka omaette teema, ma ei lähe sellesse praegu, aga ma tunnen, et noh, süsteem on täiesti nii-öelda patriarhaalne ja naisi tõrjuv, naisi vaigistav ja sünnitus on teema, kus on nii palju vaja anda väge naistele. Ehk siis see on point, et anname väge naistele, aga lihtsalt kui seda teha tervendamata ja noh, kes meist on täiesti tervenenud, on ju, et sa teed seda südamest, on ju, sa oled naiste eest väljas, aga sa teed seda nii, et sa tõrjud mehed ära, mis ei ole üldse nagu õige. Mehed ei ole milleski noh, nii-öelda süüdi oma olemuselt. Et me peame päästama naisi, me ei pea pisendama mehi, küll aga teadlikkust tõstma, on ju. Ja spirituaalselt ka, et kui sa ütled, kas mehe kohustus on siin, et siis see ongi mõnes mõttes see, et ah, näed, mul on mingi taak kaelas või siis see on mehe võimalus et sa võid seda võtta, et vau, et mõnes mõttes, mida metsikum või vabam on naine ja naine nii-öelda eksistentsiaalselt, energeetiliselt on avatus. Noh, jällegi, kui hästi lihtsaks minna komplekssuse taga, et noh, siis ta on sisuliselt avatus, on ju. Ehk siis ta ongi nagu nii, nagu sa ütlesid, dünaamiline, ta on nagu, ta ei ole jäik struktuur, sest tema olemus on selline, on ju, mis tähendab seda, et noh, see on minu võimalus hoida seal turvaruumi. Kui ma võtan seda kohustusena, siis on see, et miks ma pean seda tegema, on ju. Kui ma võtan seda võimalusena, siis tegelikult mina saan jällegi oma mehelikkusesse tulla ja nii-öelda väesse, on ju, sest mida paremini ma seda teen, seda rohkem saab tema olla nagu oma olemuses. Ja ei noh, siin ongi see tervenduse teema, on ju. tõesti üksi ma saan, või tähendab kahekesi ma saan rohkem olla see vabam ja avatum ja metsikum, kui keegi mind ei nagu konteinerit ei loo, ma ise loon ka, aga see annab nagu võimendust, on ju, juurde. Et mul on tagala olemas või nagu kindlus olemas. Pluss see on nagu kunst, et kui ma nagu mõtlen, et kuidas meie oleme oma suhtes arenenud, et siis ongi, et üks on teooria ja teine on siis see, et avatult rääkida, andestada, olla avatud, olla haavatav ja kogu aeg siis nagu saada aru, et okei, noh, jälle näiteks midagi juhtus, aga siis uuesti tulla nagu kokku ja saada aru, et see on vajalik, et see on kõik vajalik. Iga probleem suhtes üldiselt on võimalus, et kui sa lahendad selle ära, siis suhe saab tugevamaks. Et sellepärast ka nagu noh, see suhte teema on nagu sihuke. Aga siin on küll tema, ma pean teda kiitma, et tema on olnud tublim, tema on olnud niimoodi, et ma olen saanud õppida, et ta päriselt jääb nagu, et ma olen olnud ikkagi see emotsionaalne, see on see ikkagi, kust ma arvan, paljud naised tulevad ikkagi sellest mustrist tugevalt. Et siis temaga ma olen õppinud seda usaldust, et ta tõesti jääb, kuigi ma vajan öelda, et kuule, et nagu noh, mine ära või sa saad liiga palju haiget või kuidagi nagu nii, et aga siis ikkagi hakkad nägema ja lõpuks saab see muster ka juba tervenduse, et noh, mis ma nagu teen või kuidagi jah, ja täpselt siis joondub nagu, et tuleb kokku jääda nagu usaldada, et see ja rääkida, jah. Siin kõlas sõna andestus, mul liitub siia kohe kahetsus, mille siis ütleme, religioosne kultuur erinevates religioonides on sisse toonud, ilmselt siis õppides elust, et need on kaks asja, mis parandavad, mis annavad lahendusi. Ja andestusega minul kohe seostub ka mõistmine, sest hulga lihtsam on tegelikult andestada, kui sa mõistad ja kui sa võtad vastu, et tegelikult teine on ka oma rännakul ja ta ei tee meelega, tema teeb tegelikult oma haavade tõttu seda ja kui sa mõistad seda, siis peaaegu, et ei olegi midagi andestada, sest nad käivad juba nii käsikäes. Aga samal ajal see on noh, see on raske, sest sa ise oled ka oma haavad on ju, oma haavad just ei taha seda teha, et siis on, ja see ongi suhe on nii võimas võimalus, et kui sa oled üksi, siis on varjumängu väga raske lahendada, sest siis sa lollitad ennast ära. Aga kui sul on elukaaslane, siis vari tuleb lihtsalt mängu, tuleb välja, tähendab, ja siis sa kas lähed lahku või sa lahendad selle ära. See on nagu vastastikused peeglid ja väljakutsed ja tervendamised ja haiget tegemised. See on, mõnikord võib see olla minu jaoks selline magus valu. No on valus, aga ta on kuidagi, kui ma suudan seda ohjata kuidagi sellisel moel, viljakal moel, siis ta on nagu magus valu. Kusjuures ma olen täiesti nõus, sest minu jaoks, see on hästi häid pointe, ütled mulle, minuga resoneeruvad. Sest minule tegelikult ei saa mitte keegi haiget teha peale Kertu. Ehk siis, ja seal on see magus, sest ma olen, noh, minuga sa ei saa midagi teha. Aga Kertu, tema võib teha väga väikseid asju, see teeb ikka haiget, et see nagu armastus ja valu, need on ka nii kuidagi ühenduses. Ja. Armastuse väljakannatamatu kergus, ma tegin kunagi plaadi sellise.
aga kas te olete nüüd pool süsteemi juba ära rääkinud siin spontaanselt või kui nüüd tulla selle süsteemi juurde, mis on selle karkass või struktuur? no enesekooli juures ongi see, et enesekool on nagu kool ja seal on teatud noh, nägu, Kertu nägu isegi nagu kõige rohkem, tema on enesekooli juht. Ja enesekooli all on alusmudel, reaalsuse alusmudel, siis eneseportaali ahel. Ja nad on nagu selles mõttes nagu kaks erinevat asja, et alusmudel on kõigile ja ta üritab olla näotu. See on disainilt luua midagi, mis ei ole viis, ta ei ole nagu isegi süsteem või mudel, vaid ta üritab ühendada, pakkuda alust kõikidele mudelitele. Mis tähendab seda, et seda peab teistmoodi tegema. Ja see on minu elutöö, minu nagu väljakutse, et luua ühendust kõigile. Ja kui seda üritada teha, siis mina olen tähele pannud, et peab ütlema võimalikult vähe tegelikult. Et ma ei saa palju öelda, sest muidu ma ütlen liiga palju ära, see on juba süsteem. ma sõnastan seda omalt Jah. poolt ka juurde sulle, sest ma alles nagu õpin sõnastama ise ka nagu Eeriku mudelit, vaata, et see ongi praegu siukses hästi faasis, kus mina ka õpin nagu nägema ja sõnadesse panema, mida ta on teinud. Ta on ikkagi teinud seda sellest traumast lähtuvalt, mida me saime ja seda, et see kõik see maailm on noh, nagu võib-olla midagi väga palju muud, kui me oma, noh, seda niikuinii, okei, ma tahtsin tegelikult sõnastada ainult, et ta nagu aktsepteerib seda, et igalühel on oma tee sinna nii-öelda Rooma. Ta absoluutselt igalühel on oma tee Rooma nii-öelda tõesse või oma endani. Aga et äkki me saame midagi veel, milleski veel kokku leppida, et jaa, kõigil on oma tee, aga äkki me saame ühes asjas veel kokku leppida. Ja see on see reaalsuse alusmudel nagu näiteks, sest ta on nagu nii vaba, äkki me saame ka vabaduses, avatuses ja looja olemuses kokku leppida nagu hästi kuidagi peenelt, et toetada, et su tee on turvaline, võimalikult optimaalne. Jah, väga ilus. Ja samal ajal arvestada, nüüd ma panen ühe nüansi juurde, et täpselt nii, aga samas on igasuguseid õppeid, mis mõnes mõttes üritavadki seda teha. Nad teevad universaalseid printsiipe. Hermeetika näiteks. Või üldse siuksed nagu on palju liine, mis tegelikult üritavadki teha universaalset pilti. Ja nii-öelda kõiksuse teooriaid. Noh, Ken Vilber ka üks näide on ju. Nüüd ongi see huvitav, et mina olen nüüd lugenud erinevaid kõiksuse teooriaid ja mis on ilu, mis on reaalsuse, imeline reaalsus on ju, on see, et sa võid luua kõik erinevaid kõiksuse teooriaid, mis on nii imelik, sest mõnes mõttes võiks ju öelda, et noh, ma loon nii, et ma arvestan kõigega ja siis ma loon ühe kõiksuse teooria. Ühest piisaks. Ja et ühest nagu piisaks, aga tegelikult on võimalik luua erinevaid kõiksuse teooriaid ja see on see koht, kus tuleb jälle mängu, et okei, aga äkki on siis veel üks tasand. Et äkki või on siis see... allpool, või siis südames on ja võtsid tingud üleval. Ja no jah, täpselt. Aga et okei, kuidas pakkuda midagi, mis isegi ei ürita, et mina ei loo kõiksuse teooriat, sest selle jaoks pean ma kirjutama 1000 lehekülge nagu massilist teksti, on ju. Ma olen siukse lugenud, aga mina ei kirjutanud, mina kirjutan tegelikult mingi 70 leheküljelise siukse midagi hoopis muud, on ju. Aga kuidas ühendada kõiksuse teooriad ja eks siis seal väga palju ei olegi vaja rääkida. Aga samas noh, midagi võrdin rääkida. Ühendada, aga vaid näha nagu läbi mingid... Jah, midagi muud veel nagu. Vaat siin intrigeeris mind kaks asja. Esiteks Eeriku mõiste näotu. Et see on niivõrd võimas. No see on nagu on ja ei ole samal ajal, eks ole, ei miski, mis on miski, aga ja teine asi on see, mul assotsieerus, et see ütlus, et tõe vastand ei pea mitte alati olema vale, vaid selle vastand võib olla teine tõde, teine sügav tõde. Tähendab, et ja kui nüüd on uuritud transpersonaalses psühholoogias on tulnud üks uus teooria vist kuskil 80-ndatel juba, mis oponeerib Ken Wilberi ja Stanislav Grofi selliste hierarhiliste teooriatega, mis on Vedantast pärit. Ja Ferrer on selle autori nimi, ta ütleb, et Vabaduse ookeanil on palju kaldaid ja me tunneme neist ainult mõningaid. Aga kui me tahame näiteks sõita budistlikule kaldale, siis võtame sealse sõiduki. Kristlikule kaldale võtame sealt ja nii edasi.
ja minu meelest Ramakrishna oli väga tuntud pühamees Indias, kes sõudis niimoodi kolmele kaldale üksteise järel, et saavutas selles unikaalses kaldas nii-öelda oma sellise valgustatuse. et selles mõttes jah, siin Eerik, sinu jutt nagu resoneerus nende andmetega nii-öelda. ja teine asi, see näotu, see seondub mulle sellega, et see on nagu seesama tühjus on vorm ja vorm on tühjus südamesuutra, mida ma korrutan viimasel ajal kogu aeg. et ta on ja teda ei ole samaaegselt ja sama läheb üle minu jaoks ka kõnele. et ma ütleks, nagu ma ei ütleks. et ma ütlen kuidagi või minu eesmärk või mõnikord tuleb niimoodi välja, et ma ei ütle midagi sellist, mis on nagu mingisugune dogma või aamen kirikus, vaid see ütlus avab mingit suuremat ruumi, eks ole. no osutamata hirmsasti iseendale. vot sellised assotsiatsioonid lihtsalt tekkisid siin praegu. ja aga võib-olla jätkake. ja et lõpetada, ma lõpetaks selle alusmudeli ja siis sina võib-olla kirjeldad seda enesekooli, et kuidas sa praegu seda näed, aga et see on näotu, et kuidas see on viis, kuidas ma seda üritasin teha ja kuidas ta praktikas tegelikult välja näeb, on see, et selle eneseportaali ahela autor ei ole Erik Potter. Sest ma nagu tundsin, et see ei ole autentne, sest esiteks juba noh, kui palju krediitit ma üldse saan võtta, sest ma elan ju, ma loon suurte peale ja siis olen avatud igasugustele kosmilistele mõtetele, et noh, ma olen lihtsalt siin vahendaja, onju. Ja aga selle teose puhul eriti mul kõigepealt tegelikult ma lõin vahendaja nii-öelda, kosmilise vahendaja ja see on see Integral Wizard. Arhetüüp jah. ja see arhetüüp on samaaegne sihuke lihtsustada ja ühendaja, mõlemad koos. ja ta on sihuke energia, onju. ja ma ütleks, et tema on see nagu sihuke põhiautor on ja mina lihtsalt panin kirja, aga see on sihuke midagi kõrgemat, kust saaks kanaldada terviklikku sihukest kogu ahela. kunagi ütles ka, et kui ta nägi natuke Eeriku jooniseid või natuke sai aru ja siis Eerik rääkis, et see on arhetüüp, keda sa võid nii-öelda oma südame või nagu noh, teadvusega kanaldada. ja siis ta nagu vist tegigi seda või kuidagi unistas sellest, ütles, et oota, ma saan aru vist, mida sa oled loonud või ilma, et oleks lugenud, vaid ta nagu Integral Wizard on ju kuidagi sest see Integral Wizard on ju mateeriasse kirjutanud midagi, et võib isegi arhetüüpe luua. Visard on tark, eks ju? jah. tark maag nagu. tead, jah. ja Integral siis on nagu terviklik on ju, Mhm. et oled nii maagias, avatuses, aga samas ühenduses. et noh, ja mõnes mõttes ka nais ja mees on ju, et sa oled avatud, aga ka struktuuriga, et mitte lihtsalt lähme spirituaalseks olemiseks, vaid struktuur ka. intellekt ka on ju. aga mitte ainult struktuur on ju, vaid noh, ikkagi mõlemat on ju, et olla täiesti avatud, aga samas ka nagu noh, siis loomisel ja kuidagi joondatud. vot see mind jällegi klikkis väga sügavalt praegu, mis te rääkisite, et see, et avaneb kanal. seal kanalis võib olla mingi arhetüüp. no arhetüüpe me nimetame ka jumalateks ja teemoniteks, eks ju. Nad on see vahepealne absoluudi ja mateeria vahepeal, kollektiivne alateadvus, eks ole, ja nii edasi. ja minul on see ka, ma ei tea, viimastel aastatel, paar viimast aastat ma lähen nagu kanalisse. et kui sa ütlesid, et see autor ei ole mina, vaid see tuleb läbi kanali kuskilt, läbi selle arhetüübi, siis see on mulle väga, väga aktuaalne ja ere kogemus praegu. sest ma ei tea, mida ma järgmisena ütlen. mulle meeldib see koht. ja siin ma kordan alati Ossat, kes ütleb, kui ta jutlustas seal oma ashramis Puunas, et mul on endal ka huvitav, sest ma kunagi ei tea, mis sealt tuleb, ma saan palju asju teada. ja see ühtib ühe prantsuse kirjanikuga, kelle tõi mulle Birgit Täht, et kus ta on seda palju uurinud, et iga inimene, iga persoon on justkui ruum ja ta lähebki ruumi, ta on seal hetkes ja ta ei tea, mida ta ütleb ja ei teagi, mis saama hakkab, aga avaneb ruum läbi ühe inimese, kes seal siis midagi kõneleb, on ju, selles hetkes. iga inimene kui portaal. no vot, iga inimene, paljud inimesed ei ole ilmselt kanalis, nad on sellises kokkuleppelises tegelikkuses, mida neile maast madalast sisse programmides, ütleme niimoodi, massikultuuri programmides. ja nad võib-olla mitte kunagi ei koge sellist kanalis olemise loovust, lõputut loovust, mis on muidugi kurb.
sest see eeldus võib olla väga paljudes, kui me kõik oleme ikkagi hingega olendid, kui osa ilmselt võib-olla ei ole, et siis nendel see võimalus võib-olla üldse puudub, mis on jällegi traagiline. kusjuures, kui ma korraks tuleks vahele siin, et üks võib-olla põhipõhjus, miks see esimene ikka tuleb eneseportaali ahel veel üles, et eneseportaali ahelas on kolm osa, aga kõige esimene, kõige olulisem on tõde. Mhm. Sellepärast ma sellest tiitli nagu viitan sellele ka. ja ent see tuli sellest traumast ja sellest millegi suure avastamisest, et mina pidin lahendama psühhoosi Kertu jaoks, ent ainuke viis, kuidas seda teha, oli see, et ma avastasin tõe ja siis tegelikult see peaaegu et muutis lihtsaks isegi selle tegelikult teema. Ja miks see tahti lihtsalt välja tulla mingisugusesse vormi, on ju, sellesse teosesse, oli see, et ma nägin, et kui sa nüüd rääkisid sellest kanalist, et siis ja tuues nüüd natuke seda struktuuri, ka enesekoolis on nagu noh, meil on struktuur on oluline, et rännak oleks turvaline. Nii turvaline, kui oleks võimalik, on ju. Sest mõnes mõttes psühhoos on väga võimas ja radikaalne sihuke tööriist, mida ei soovitaks peaaegu et mitte kellelegi. Et tegelikult on võimalik puhastada ka hulga rahulikumalt, on ju. Et Kertu puhastas endast väga palju asju ära, aga see on väga-väga ohtlik, et saab ka enamus saavad teisiti. Ja miks ma selle kirjutasin, oligi see, et nüüd, kui meil toimub sihuke suur ärkamine, mida meil on vaja, aga ärkamine on tegelikult, võib olla ohtlik, nagu valus, ohtlik endale, teistele. Et siis see ühenduspunkt, mida ma nägin, oligi see, et mõnes mõttes oleks tore, kui kõik inimesed oleks kanalis, aga tegelikult kanali puhtus oleneb sinu endast, on ju, et sina lood selle kanali ja sa võid küll kanali saada, on ju, aga sina filtrina oled seal vahel. Inimesena on ju. kõigena, on ju. Ja kui see filter on tegelikult sul pimedaid kohti täis, et siis ta moondab selle puhta, kanalist võib tulla sul puhas, on ju, aga siis ta moondab ära lõpuks, mis sa nagu pähe, noh, ja mis kohale lõpuks jõuab, mis välja tuleb, on tegelikult hoopis midagi muud ja siis ongi kaos. Ja siis noh, pluralism minu meelest ongi kus inimesed avanevad alternatiividele, aga siis tegelikult see jõuab täiesti noh, nii-öelda hullumisfaas on tegelikult inimkonnal, see ärkamine toob hullumise ja see on tegelikult võimalus selleks elegantsuseks ja lihtsuseks teisel pool keerukust, on ju, et sul on vaja see hullus läbi teha. aga jah, et see lihtsalt nagu, et see kanal lihtsalt, see kanal võimaldab sihukest peenemaid informatsioone ja energiat tajuda, aga samas noh, me peame seda tegema turvaliselt ja koolis seda ei õpetata. Noh, tähendab standardselt koolis, enesekoolis õpetatakse, on ju, ja on koole, kus just seda õpetatakse ikka, kuidas turvaliselt areneda. ma hiljuti juhtusin kuulama Kristjan Puusilaga intervjuud ühes podcastis, kes on minu vana tuttav ja sõber. oleme palju asju koos teinud ja ta on üks, noh, minu jaoks väljapaistvaid jungiaanlikke psühhoterapeute praegu Eestis. ja ta ütles sellise asja, et kliendile lähenemine peab olema hästi-hästi pehme. Et muidu me lõhume üldse selle hoone ära, mis on juba viltu. ja selles seisneb see meisterlikkus. Et see on nagu, mul seostas, see on selline märkamatu pehmus. Et klient ei saa ise ka aru, kuidas ta liigub ja avaneb ja äkki kõik laheneb. Ja see on seesama, mis sa räägid. Ja see hullus, vaata, see toob mulle Vana Testamendi jälle meelde, kus öeldakse, et või oli see Johannese ilmutus või ei, see oli kuskil Vanas Testamendis, et lõpuaegadel seal, ma ei tea, noored hakkavad seal nägema nägemusi ja vanad hakkavad seal, noh, umbes noh, tulebki lähevad igasugustesse kanalitesse ja kõik avaneb ja jumal teab ja kurat teab, mis sealt parajasti tuleb, eks ole, et tulebki niisugune paras tohuvabohu, eks ole. aga on avanemine. ja ma arvan, et psühhoteelses kogemuses see eriti drastiliselt on näha, kui puhas see kanal kellelgi on, eks. sest väga tugev energiaarhetüübid tulevad sisse või isegi puhas teadvus ja milline on siis parajasti tulemus. et kas on see bad trip või on see, noh, muidugi seal see keskkond ääretult oluline ja see juhendaja on ääretult oluline ja nii edasi. ja ka eelteadmised, ma vaatan, kuidas Krohv valmistas ette, eks, oma kliente ja patsiente, kui ta tegi need LSD-ga, noh, tuhandeid katseid, eks ole, et seal terve metodoloogia töötati välja sõltumatult nüüd põlisrahvaste traditsionaalsetest tehnoloogiatest, mis on väga lihvitud ja väga küpsed. et tollal neil ei olnudki veel seda teavet
see tuli alles teises järgus, siis kui noh, ära keelati, siis hakati vaatama, et mida ja kuidas siis loodusrahvad teevad, eks ole, taimedega. et selles mõttes jah, see on selline huvitav olukord. psühhedeelikumid on minu meelest väga võimas ja oluline teema. ja aga sellest võiks nagu rääkida, nagu see on ka minu üks nagu kirg, ma näen ka seda nii, nagu sina ütled, on ju, et tööriistades pole kunagi küsimus, alati on ikkagi endas küsimus ja ja siis, kui sa ise ei ole valmis, siis ei tasu tööriistu süüdistada mul lihtsalt väga kõnetas, Peeter, kui sa viitasid sellele Kristjan Puusild, tõid temast selle, et läbi mhm, pehmuse läheneda absoluutselt nagu kliendile või kõigile. ma kohe paningi selle sinna, et tegelikult kõigile, sest ma nagu nägin jälle enda sihukest varju või kohati isegi meie varju, et vaata, see mingisugune missioonitunnetus või mingi asi on nii tugev, et siis sa lähed selle tugevusega oma sõnumit jagama. Ükskõik, on see üksikindiviid su vastas, su ema või Facebooki kogukond, kuivõrd tegelikult nagu panna end teiste kingadesse ja siis oma seda sõnumit, see nõuab endast nagu rohkem tööd, et panna see muundada niimoodi, et see kohale viia läbi armastuse, seda ma näen hästi, õpin circlingus tegelikult, isegi eile kohe, et kuidas mina nagu tajusin, et ta peaks seda nägema endas, aga niimoodi ta küll ei näe, kui mul siin on mingi tahe, et ta näeks, vaid ja siis ma nagu õppisin, aga vaata, me õpimegi neid oskusi niimoodi, et see noh, see oli mulle hästi oluline praegu sihuke ja point. arusaam, hea point jah, et mul ka kajas praegu vastu, ma olen tegelikult seda õppinud, ütleme niimoodi, spontaanselt Facebookis viimastel aastatel. algul olid ikka teravused ja vastuolud ja visati gruppidest välja, aga nüüd on mul kuidagi, ma olen ühelt poolt nagu väljakutsuv ja nõudlik, aga teiselt poolt vot mis pehmendab, on huumor. mm, kõik asjad lahendab ära. ja jah, need emotikonid, mis sa sinna paned ja sätid selle lausega niimoodi, et ta on niisugune pool nali või pool niisugune noh. jah. ja ma tajun, et inimesed enam ei solvu, ei haavu, vaid kuidagi tekib mingi niisugune vahepealne kellegi maa, kus me saame mõlemad liituda, noh, liikuda nagu ja saame kohtuda vot seal. et see on väga mm, huvitav moment, mis sa mainisid. jah, jah, ei kellegi maa, kus saab kohtuda. jah. täpselt, et tuleb luua eraldi ruum, kus saab kohtuma tulla. ükskõik, kas digitaalselt või päriselt, siis justkui. see on see baaris teraapia ruum terapeuti juures. okei okay. ja väga hea. ma, ma võtaks võib-olla selle alusmudeli nagu kokku, et, et kuidas selle autentsusega seotud on see, et mis see tõde on. jaa, tõde on väga mõnes huvitav. mõttes hästi lihtne, lihtsalt ütleks välja, mis on tõde. tõde on avatus näiteks. tõde on midagi, mida ei saa otse nagu kirjeldada, aga ta on midagi ta kirjeldab, onju. ja avatus on näiteks üks ja unikaalsus. aga kui ma ütlen, et avatus, see on radikaalne avatus, et see on isegi radikaalsem avatus kui kõige suuremad üldse mudelid. see on veelgi avatum, on reaalsus ja ta on nii avatud, et kõik on võimalik mõnes mõttes, et Mhm. ja see toob tegelikult selle unikaalsuse, autentsuse, enesekooli, et see nagu noh, sealt tuleb see nagu point, et me tegelikult ei saa luua mitte ühtegi süsteemi, mis jääks kõigile, sest me oleme kõik, on ju, unikaalsed. sa nüüd tõidki, ma sain nüüd lause, mida Okei, ütelda väga hea. enesekooli kohta. tead, ühest küljest, ma arvan, mida mina olen küll oma elus nagu kehastanud, on näha teist, ükskõik mida. muidugi mul on varje ka olnud, aga näha läbi ilusilmade. ahah, vaata, sa võid panna omale iluprillid ja sa näed teises veel mingisugust ilu, mis ta kannab, mis on tal kas suitsetamise taga, mõne muu pahe taga, sest seal on ka haav, vaata, on ju, seotud või see on tema sellise igapäevatöö taga, tema kunstnik, geenius, mida Peeter, sina kasutad, on ju, et ma tunnen, et pannes iluprillid ette ja mina soovin enesekooli nii-öelda juhina küll kehastada seda, et see circling'u praktika ka hästi aitab ja mu oma nagu rännak, et ma näen sinu ilu ja ma tahan sul aidata selle välja tuua, see on mu kirg. et mõtle, kui kõik siin maailmas tegutseks autentse endana, see oleks nii ilu, et ainult nuta nagu õnnepisaraid justkui. mhm. sellest sa kirjutasid midagi taolist ühes oma kommentaaris, vist jah, et tõesti. see võiks olla normaalsus, uusim normaalsus, mitte see uus normaalsus, see uusim normaalsus.
et uusnarvamanus on nagu põgenemine vastassuunas, eks ole. aga, aga see teiselt poolt jällegi, vot kui minu jaoks armastus on nüüd imetluse ja kaastunde sulam või ühtsus, siis see ilu kuulub sinna imetluse poole ja peale selle sinna kuuluvad veel need Platoni teised kaks, eks ole, tõde, millest Eerik rääkis ja, ja hüve või armastus, jah. mina olen ka suur esteet. ma ma tajun ka seda iluna, jah. hingeilu, mõtlemise ilu, mm. noh, loomulikult autentsus on kohutavalt ilus, ilma et peaks seal eristama mingeid, noh, on huvitav muidugi vaadelda neid autentsuse erinevaid külgi ja nagu Eerik tõi siin praegu tõe erinevaid, eks ole. aga mul ma olen meenub jällegi Vana Testament, kus ta ütleb, et Jumala sõna läbistab liha ja luu kuni luuüdini välja. tähendab, ta mm. puudutab siis inimese mingit päris mina või olemust, eks ole. et ta on nii radikaalne, mulle õudselt meeldib see sõna, et radikaalne. et selles on nii meeletu kirg, loominguline kirg, eks ole, mis mul ka väga, väga nagu trigerdab. ma olen siin andnud veel sõna autentsusele juurde nagu ühest küljest loomulikkus, mis loomulikkusena sa oled ja samal ajal veel hiljuti, kui ma vaatasin kodus, meil on palju kanu nüüd, siis ma vaatasin neid kanu, kuivõrd elegantselt nemad oma karjana liiguvad, tegutsevad, kõik toimib loomulikuna ja samal ajal mul tekkis seal kaks sõna, nad on täiuslik ja veel sarnane eestikeelne sõna on täis nagu ehk tervik ja siis ma panin kokku, et see on täiusloomus, kes me oleme, kuniks meid on nagu siin ühiskonna kõikide nende, kuidas me oleme kasvanud, on seda nii vähendatud, et me jäime uskuma, et me oleme palju vähemad, kes me oleme ja me usume seda väga tugevalt. ja sellepärast see täiusloomus on sinu autentsus, sinu päris olemus. Potentsiaal ka ühtlasi. Potentsiaal tagasi naasta seda näha, et vahel, et me ei ole perfektsed ja meil kõigil on mingid nagu teemad, millega kogu aeg tegeleda, aga me oleme täiuslikud oma loomuomasuses, noh loomad näitavad seda, nad on täiuslikud, ilma et nad, jah midagi sihuke. mina olen siin välja pakkunud ka termini haavatud tervendaja. no see on oksüümoron üldse. oksüümoronid ju, ütleme, müstitsismis väljendavad siis vastandite ühtsust, eks ole. no nagu pühadustki, õõvastav ja kütkestav ühtaegu. Rudolf Otto definitsioon või Emil Durkheimi. ja haavatud tervendaja. noh, nagu sa ütlesid, Kertu, et me kõik oleme haavatud ja teiselt poolt me oleme oma potentsiaalis või juba ka teostunud võimetes, me oleme tervendavad ja ilmselt arengu käigus see aktsent nihkub sinna tervendaja poole järjest rohkem. haavatused. ohvri puhul on ta täielikult seal haavatuses, eks ole. ohvri ja, orja. ja, just. aga kui tuua nüüd siia sellesse ka tervendusteemasse ja üldse enesearengu teemasse veel natuke struktuuri juurde, ilma et keerukaks läheks, et see ongi mõnes mõttes meie ja ka nagu minu isiklik alati soov on see, et ma tahan juurde lisada, aga ilma et läheks keerukamaks. ja see on, tihti sa siis ei saa juurde lisada või siis pead nagu midagi muutma, et jääks ikkagi nagu lihtsaks. aga samas, noh, kui me ei lisa mitte midagi, siis me olemegi lihtsalt lihtsustuses, on ju. Et kui me räägime nagu tervendusest, siis mis on veel enesekooli üks nagu osa ja mineviku osa ja oleviku ja tuleviku osa, on sihuke mitmedimensionaalsus, siis täpsemalt näiteks 8-dimensionaalne nii-öelda arengumudel ja selle rakendamine toitu, selle rakendamine rahasse, suhetesse. et see on niisugune nagu peentasandi, niisugune nagu mingisugune tagatausta nagu toetus, mis võimaldab sul tegelikult ennast tervendada, sest muidu on see, et noh, meil on tavateadus, on ju, meil on alateadus, mis on noh, must kast mõnes mõttes ja kuidas sa saad alateadusega ühendada, on see, et sa võib-olla teed mingeid praktikaid, on ju, et siis sa laskud nii-öelda natuke rohkem rahusse, tavateadus saab nii-öelda minna tahaplaanile, siis sa võib-olla saad mingisuguseid taipamisi või kogemusi või saad nii-öelda lahti lasta mingisugusest pingest kuskilt alateadusest. See on tihti, see võib olla pool kontrollitud, et ma nüüd lähen vaatan, mis mul seal kuskil oli. Või siis ma lihtsalt lähen kuhugi, ma ei tea, hingamisse, lihtsalt avatult ja kurat seda teab, mis pinnale tuleb, on ju. See on nagu okei,
on erinevaid tööriiste siis nagu, kuidas seda teha, aga teine on see, et siis nagu mõista, et tegelikult ei pea alateadus olema must kast. Tegelikult ei pea olema nii, et alateaduses on, kuskil on arhetüübid peidus, vaid tegelikult võib kogu alateaduse nagu nii-öelda lahti kirjeldada ja kaardistada. kaardistada ja see algab tegelikult sellest loomulikkusest, täiesti baastasandilt, loomatasandilt ja järjest tuleb kihte peale, kihte peale, kihte peale. Igal tasandil on oma nii-öelda, see on niisugune vibratsioonisagedus, on omad võimalused ja omad haavad. mida sügavamal on, seda primaarsemad on ju, enamus haavad on kuskil lapsepõlves on ju, madalates dimensioonides, aga selle asemel, et lihtsalt mõelda, et nad on kuskil sügaval, siis meil on tegelikult, meil on võimalik vaadata, kus nad on ja mis on selle nagu dimensiooni sihuke nagu karakteristlikud jooned ja mis seal peidus on. kollektiivis ja individuaalselt. Just, ühendada individuaalne, kollektiivne, näha, et tegelikult needsamad pinged, mis mul kuskil on ka ühiskonna tasandil. ma ütlen nüüd siinkohal. Ja üks viimane mõte, ja ka kehaliselt. Tuua needsamad dimensioonid kehasse, et näed, mul on lapsepõlve trauma, kehaliselt on see tegelikult siin ja peentasandil on seal ka nii-öelda noh, nii-öelda teooria, mõtted, mingisugune nagu mingid karakteristlikud jooned, et meil võib üks mudel lihtsalt väga lihtsalt valgustada seda alateadust, tavateadust ja siis ka tegelikult üliteadust, et siis me teame, kuhu me saame minna, olla avatud ja samas me saame õppida nagu mingisuguse toetuse najal, mitte lihtsalt, et okei, ma hakkan terendama, aga noh, mingisugune veel toetus. Et jah, aga mis sa? Ma tahtsin siin lisada seda, et siin, see on nüüd alusmudeli üks osa kolmast, see on see kolmas osa, see 8-dimensionaalsuse kiht, mis on Eeriku portaalid ja kehastus ka väga maisete asjade läbi, aga ütleme nii, et selles kihis küll me oleme ühendanud siin Spiral Dynamicsit, ilmselt Peeter Liiv tundis ära, siinkohal me oleme ühendanud seda, kust Spiral Dynamics sai alguse ehk Claire Graves, kes on selle nagu aluse panija, et mingi sihuke nagu evolutsiooniline areng, no neid oli rohkem seal 60-ndatel, aga ma tahan öelda, et siin me oleme ühendanud ka tšakrasüsteemi kokku ja samal ajal näinud seda, et see areng ise on oluline faktor, mida nagu valemisse võtta, sest selle läbi ma näen, et isegi kui keegi õpetab või viib läbi joogapraktikat, ma näen, et okei, joogal on täiesti omad reglemendid, aga isegi seal saab mingeid sõnu ütelda justkui paremini, kui me võtame arvesse, et areng ka nagu on olemas olnud. Nüüd läheb hästi huvitavaks, ma tahaks ka kohe nagu lisada. Ei, Peetri kord. Ma just ütlen nagu ühe mõtte ära, et jällegi see point on see, et mitte, et ma nüüd avastan mingi uue asja ja et siis see on järsku kõige tähtsam, vaid kõik vana ka säilib. Et mitte nii, et nüüd ma olen tegelikult hoopis hing, on ju, nüüd ma olen hoopis kuskilt kosmiline hing, on ju, või siis nüüd ma olen hoopis vaim, on ju, vaid just, oled küll vaim, aga sa oled siis ka hing ka ja keha ka ja emotsionaalne, et sa oled kõik see koos. Laps ka. jah, et siis sa ei lähe nagu lappama, et sa oled kogu aeg nagu tuletad meelde, et see kõik sinu minevik on jätkuvalt siin ja see ei ole vähem olulisem kui see uus asi, mis on nüüd järsku, et vau, nüüd ma esimest korda avasin, et tegelikult on hingetasand. Väga tore. Tervendus on mõttetu, ärme enam tervenda nüüd ainult häälestume nagu, et noh, milleks võtta üks valemist välja. jah. Nii, minu kord, jah? jah, nüüd on sinu kord. Meil on kaks, vaata. Repliik. Ken Wilberil on ju see, et iga järgmine tasand peab ületama ja hõlvama eelmist, mitte eitama, muidu see on arengupatoloogia. Et nagu sa ütled, me võtame kõik seda kaasa, eks ole. Kui me oleme rollimina tasandil, siis me oleme sundolukorras, me samastume lihtsalt pimedalt, alateadlikult erinevate rollidega. Kui me selle ületame, me saame hakata mängima rollidega teadlikult, eks ole. Ja lõpuks ma väidan, et me saame hakata mängima ka arhetüüpsete rollidega, mida suured näitlejad ilmselt teevad. Mitte lihtsalt tavarollidega, ühiskondlike sotsiaalsele rollidega, vaid arhetüüpsete rollidega. Et see on eriti huvitav. Siis on veel see, mis sa räägid, et 8 tasandit, see, et iga tasand on oma varju ja oma puudustega, et see meenutab jällegi Ken Wilberi Atmani projekti, eks ole. Et seal on ka, me avastame uue tasandi, meil tundub nii, nüüd me oleme päral. Et see on nii võimas transformatsioon ja nüüd me hakkame seda läbi töötama, eks ole, ta nimetab seda siis transleerimiseks. Ja siis ajapikku see tasand hakkab nagu ammenduma ja lõpuks tekib uus arengukriis, eks ole. Mis on ammendunud. Ma otsin järgmist tasandit, et teha see järgmine transformatsioon hüpe sealt edasi. Ja see on huvitav, et see sinu süsteem, nagu ma aru saan, see kirjeldab ära kogu selle kollektiivse alateaduse nii-öelda
arhetüüpide mingisuguse see meenutab mulle jällegi tarokaarte näiteks, noh, mis on üks 78 kaart, 78 arhetüüpi, eks ole. noh, suured saladused, väiksed saladused. noh, teistes süsteemides on nagu vähem diferentseeritust, eks ole. noh, Hiina muutuste raamat on 64, et väga huvitav jah, et sa ja see lihtsus, seda ma panin kohe tähele, kui sa reklaamid seda, et sa rõhutad seda. mina lähen keeruliseks kogu aeg, eks ole, aga jah, et suuta see nagu lihtsalt välja tuua. nii see vana kokkuvõte kui ka see uus, mis nüüd sinna peale tekib ja omab seost, eks ole, ju vanaga. et ta ei ole nagu, ei jää nagu eraldiolevaks, et ta saab, hõlvab ikkagi. vaata, Jeesus ütles ka, et ma ei ole tulnud nagu noh, ümber lükkama Vana Testamenti, et ma lihtsalt olen tulnud seda noh, uuendama või jah, edasi minema sealt hästi ametlikult. kõik. mulle meeldib see mõttevahetus praegu ja ma tunnen soovi siia lisada selle, et vahel vaata igasugu mudeleid on, millest räägitakse, on need 5D ja 3D ja no igasugu mudeleid. ja see, mida Claire Graves tegi, tead, me oleme siin praegu meie korteris on ju, mis on nagu meie kontorkorter, aga me elasime siin alguses aastad tagasi, kui me Türile kolisime ja mul oli see esimene aasta siin, ma olin täiesti lummatud esimest korda, ma ütleks siuksest mõtlejast või nagu teadlasest või ja eelkõige mitte sellepärast, mida ta nagu lõi, ma tundsin selleks üsna keerukaks, ma võib-olla ei saanudki lõpuni sellest nagu aru kõigest, mis ta tol ajal mõtles, aga ma nägin ära sellise geeniuse tasandi, kus ta kirjeldas midagi, mis on, mis lihtsalt toimub. ja nüüd, kui me hakkame seda kirjeldama, seda kommunikeerima, siis meil tulevad sõnad nagu mudel ja süsteem ja siis võib nii, et see on liiga keeruline või kuidagi. aga minu arust see arengupõhine evolutsioon või ma jälle hakkan nii näitama, aga võib näidata ükskõik kuidas seda, et see on niisugune asi, mis nagu juhtub nüüd ja me proovime seda edasi anda siis läbi kas toidu või raha või paari suhte, et seda kuidagi hästi läbi praktilise elu nagu näidata seda keerukust seal taga, mis tegelikult on lihtsus veel ka, onju, et ühesõnaga siin on see on mingi küll äge, tunnetus neid tasand-. et seal taga on spiraaldünaamika, sest see on ka üks minu lemmikmudeleid, jah, sotsiaalseid mudeleid ja mis noh, fülogenees ja mis see nüüd see isiklik areng, nad on nagu, noh, saavad kokku, eks ole. ja hiljem seda ju ka täiustati, ta oli niivõrd kütkestav, et kes seal olid, need Conanid ja lõpuks Ken Wilber ka ju lisas oma müstitsismi astmed sinna veel otsa, eks ole. jah, nii et ta igal pool on vastukaja leidnud ja need värvid ja need noh, märksõnad ja need on ju väga sellised kuidagi ka arhetüüpsed ja köitvad. et see kohe kuidagi noh, ma tunnen, et tekib kohe juba selle kaudu mingisugune side. jah, ja meile me kasutame ära neid värve, me värvid on võtsime meil sellest loosungid. nagu päris palju häid asju, aga nüüd selle töö käigus kogu aeg see arenenud edasi nagu see, et me panime ta nagu praktikasse, siis me hakkasime juba seda nende enda arendatud mudelit ka veel edasi ehitama, sest noh, see ongi see, et seda ju saame teha, me ei pea kogu aeg uusi asju tooma, aga me saame võtta ja siis näha nagu veel rohkem sinna juurde läbi nais-mees dünaamika, enne tegid seda ainult mehed ju ja vaata teiselt poolt, kui me vaatame kaasa, noh, ma ei tea, sotsioloogiat või üldse mingeid ühiskondlikke teooriaid, kus räägitakse või noh, poliitikast üldse rääkimata, kus üldse opereeritakse mõistega rahvas. aga rahvas koosneb, eks ole, 7, 8, 9 erinevast teaduse tasandist. Neil on omad proportsioonid, eks ole. ma mäletan, mingi aeg vist toodi isegi selline välja, et kõige valdavam oli tollal siis, ma ei tea, kas see oli Gravesi ajal juba või oli ratsionaalloogiline meem oli ikkagi valdav, et see oli mingi 50% täiskasvanud elanikkonnast. ma võin natuke eksida. ja see müütiline meem oli kuskil 40% ja postmodern oli 10 ja siis need üksikud protsendid tulid sealt, eks ole, need kõige uuemad tulid sinna juurde, nii et me ikkagi elasime tollal või elame ka täna Eestis, eestlane on eriti ratsionaalloogiline, me elame ikkagi mingis sellises, ma ütleksin, teadususulises või scientalistlikus meemis. ja seal kõrval on siis kirik ja sektid ja see värk, eks ole. ja muidugi New Age on üdini postmodernne. et kõik on nagu suhteline ja voolav ja noh, seal on oma ökoloogiline aura ja
ja avatus ja teatud selline sisemine areng juba tuleb sisse, individuaalne ja nii edasi. metamodernism on ka veel ju, mis see postmodernismi edasiarendus metamodernismi ka. vot seda ma ei teagi. aga eks see jõuabki sinna, kus see jõuab mõnes mõttes, hakkab lähemale jõuab või kokku tegelikult. ma ütleks, et ta on vajalik samm, et lõpuks siis kokku jõuda, aga metamodernism saab aru, et okei, tegelikult kõik mõtted on suhtelised ja omnipresence on see või? noh, ta on mõnes mõttes nagu see, et kõik on bullshit aga see on nagu vajalik vahesamm ja tegelikult elu on läbi teha. paradoksides ja kõik No on jah, bullshit jah, aga samas, et siis sealt edasi saab ka liikuda. aga ma ütleks, et nagu, et kui need arengumudelid näitavad seda, et iga arenguhüpe on suur, elumuutev täiesti. ja siis me teeme elus mõned arenguhüpped siuksed läbi, mis on tõesti nagu täiesti defineerivad nüüd uut elu. no a la suured satorid. 5-aastasena sa oled, mida? Mhm. Suured satoorid ja väikesed satoorid. just, et nagu 5-aastaselt sa oled teistsugune, kui sa 25-aastased oled, see on nagu väga suured sammud on vahepeal. ja ent samas on võimalik eristada ühte sihukest erilist sammu nagu mõnes mõttes, mis on nüüd potentsiaal, noh, individuaalselt on see olnud kogu aeg, aga isegi kollektiivselt seda on võimalik juba natuke nagu näha, et mis see nagu oleks. aga individuaalselt on see, noh, ta on jah, metamodernismiga natuke nagu sarnane, et see on vajalik, et sellest pluralistlikust maailmavaatest, kus kõigil on õigus, et sealt edasi minna. sest kui kõigil on õigus, tegelikult kellelgi pole õigus, siis see on kaos. et kui me nagu arvestame, et okei, ja kaos tegelikult ongi kaos ka, et siis sealt tuleb veel edasi minna, et sellesse kaosesse siis luua see elegants, ühendus. ja ma ütleks, et see on niisugune väga suur samm, mida arengumudelid aitavad ka nagu mõtestada, et muidu ongi see, et noh, me ju kõik areneme, kõik me oleme enesekoolis, kas teadlikult või mitte. aga lihtsalt siin on mingisugused reaalsed sammud, mida me saame siis läbi mudelite lihtsalt aidata endal ka teha. mulle meeldib, kas me oleme teadlikult enesekoolis või mitte, et see on kuidagi meile päris hea siuke lause. no see puudutab nüüd minu jaoks juba haridust ja haritust ja eruditsiooni, millest ma ka palju leierdan ja mis kipub olema pealispinna ja alla käima, tähendab, et noh, inimesed ei saa aru, et kui me tahame midagi teha inimkonna kultuuri eesliinil, me peame toetuma nii-öelda hiiglaste õlgadele. ma ei tea, kes selle kujundi esimesena välja käis, Marx kasutas seda näiteks. et muidu me leiutame lihtsalt jalgrattaid, oma pisikesi jalgrattakesi ja samal ajal meis on unikaalne anne igas ühes, mis võiks saada unikaalseteks võimeteks, mis rikastavad kogu inimkonda. mitte ainult ja, mind ennast, eks ole. ja, kui me ja. oleme jumalikud olendid selles mõttes. ja äh, vot Ken Wilber ütles väga huvitavalt selle postmoderni kohta, et koos võimuhierarhiatega visati välja ka kasvuhierarhiat, tähendab koos pesuveega visati ka laps välja. väga hea point minu ja, meelest. selles väga hea point, jah. ja ta ütleb tegelikult postmoderni noh, lõpp oli juba kuskil 80ndate lõpus või seal 90ndatel kuskil, ütleme sellises arengudünaamikas, et hakkas nagu hääbuma või noh, ma ei tea, ma mäletan, kui ma kunagi lugesin Richard Rortit, eks ole, ja hiljem uurisin ka postmodernseid teooriaid ja, ja siis muidugi võib-olla hiljem me saame natukene rääkida ka nüüd sellest tühjus on vorm ja vorm on tühjus, kuidas see puudutab tõdesid. et see on mul praegu hästi, hästi aktuaalne. aga lähme praegu selle joonega edasi, millesse ma praegu oma asjad vahele lõikasin. mis see pidev metamodernism. nagu tuleb, et kas sina sooviksid äkki nüüd enesekooli natuke vaadata, me oleme vaadanud seda alusmudelit, on ju, kuidas ja see on, noh, ta toetab enesekooli, ta toetab tegelikult ükskõik keda. väga hea, kui tuleks veel erinevaid, kes näeksid, et see saab mind toetada, minu tegemisi toetada. aga, aga noh, kõige lähemal mulle on Kertu, kelle jaoks nagu see, et siis see toetab nagu enesekooli. enesekool arvestab sellega, aga samas on nii-öelda näoga, et alusmudel on näota, aga enesekool on nägu ja siis Kertu on see nägu. lihtsalt vahekommentaariks ka veel ütlen, et mulle meeldib ka see meie vestluses praegu, et kuidas me näiteks räägime midagi ja Peeter toob kohe nagu oma elavast entsüklopeediast vajalikke kohti, kuhu see kokku paimida, et sa justkui näitadki, et see inimkond või rahvastik ongi üks elav organism ja näed, teie asi põimib sinna,
niimoodi, oh, siin on huvitav või kuidagi, et me ju olemegi siin kõik koos loomas, kui me oma anded välja lubame selles vaata, minu kuulajale. meelest me leiutame noh, uusi astmeid, uut sisu, eks ole. aga jah, teiselt poolt me kaasajastame ka vormi, jah, mis võimaldabki minna nagu võimalikult hästi peale väga paljudele, kõigepealt muidugi avangardile, aga miks mitte rohujuure tasandile ja nii edasi. ja ma toon siia vahele veel Gurdžijevi, kes tohutult rõhutab oma, noh, hästi rangelt oma 4. tee ja kui ta räägib seal koolist ja et seal kõige esimene asi ongi teadmised. et inimesed, teil ei ole teadmisi. Te leiutate kõik ise oma enese pisikesest tarkusest, eks ole, või siis koolitarkusest või siis, eks ole. ja teadmised võimaldavad meile kiiremini ka vastavaid kogemusi. see on mhm, ju teada, et kui me teame, enam-vähem lihtsalt teame teoreetiliselt, millised müstilised kogemused võivad olla, näiteks psühhodeelsed kogemused, siis me ka kogeme neid sügavamalt ja tunneme neid kergemini ära. et see on nagu teadmised, haritus, tõeline eruditsioon, mis puudutab eriti ühiskondade intellektuaalset eliiti, eks ole, mitte ainult laiemat loomingulist intelligentsi, siis see on kogu asja tuum. see on nii-öelda arengumootor, supermootor. ja tundub, et noh, kohati nagu ühiskonnad kaotavad selle taipamise. kas siis kooliharidus, ülikooliharidus seal noh, jääb kuidagi inertseks, eks ole, jääb ajast pidevalt maha, ei taipa enam mitte midagi ja paneb mingit surnud värki. ja samal ajal noh, geeniusi ei võeta kuulda, naerdakse veel. vot mida Toomas Kuhn ütles, et miks paradigmad vahelduvad siis, kui vanad akadeemikud on maha surnud, füüsiliselt maha surnud, siis nad lasevad oma kohtadest lahti, saavad noored peale tulla. ma ütlesin üks päev alles hiljuti, paar nädalat tagasi selle lause ühele, ma olin ühes koosviibimises ja lõunasöögilauas istus professori nii-öelda poolprofessor abiline Tartu Ülikoolist minu vastas ja siis ta kõneles samal ajal nagu sellest, et kuidas nii ongi, et kuidas ta rääkis tegelikult mulle olulist informatsiooni ülikoolist, et kuidas ei lähe nende avangardid, ütlesid sa, või nende vabade mõtlejatega ülikooli sees, teadlaste sees, nende ideed ei lähe lihtsalt nagu kaugemale, sest rahastust sinna ei ole, onju. ja siis nad vaikivadki maha, aga tegelikult neid on ülikooli sees. ja siis ma vaatasin, et ta on hästi vaba nagu, ta oli, ma ei mäleta, mis sellest erialast, aga ta oli hästi vaba ja tegeleski ju kõigega nagu vaimse või teraapiaga. ja siis ma ütlesin talle sellesama lause selle surmateadlase kohta. ma mõtlesin küll, et see on nii suur asi, mida ma ütlen nüüd ühele Mm. teadlasele justkui. ta korraks nagu ehmatas, mõtlesin, okei, mis nüüd saab. ja siis ta jäi kuidagi mõttesse, ütles, et jah, mul oli, et okei, väga huvitav et ma julgesin seda ütelda või et noh, sest temaga sai selle kontakti võtta, onju. Mm. aga enesekoolist korra toon, et Peetri mõned ja sinu mõned asjad on midagi aktiveerinud, et mida nagu ütelda praegu, kus tegelikult ma tunnen, ma olen seda alles sõnastamas aastaks 2025 onju, nagu seda olemust, aga ma proovin siiski praegu, mis kohe ei jäänud kindlasti kehtima siin elu lõpuni, aga kui mainida ülikool on ju, et mida see üli üldse tähendab, esiteks. me võime öelda, et meil on üliteadvuse kool meil on ka ülikool on ju, aga kes siis päriselt kehastab seda ülimat? ja samal ajal selle ülima ma tahan kohe tuua hästi maa peale, et meie enda aed, meie enda elu on see nagu, kust noh, loomade, loodusega kontaktis kõik nagu maisuseni välja ja sealt leida see keskme koht, kuidas ühenduda inimestega, et see on nagu see enesekooli nagu mõte, et tulla nii lihtsasse, et ühes ruumis sul võivadki saavutada ühenduse nagu teadlane ma ei tea, autojuht, et enesekool tahab tuua kõik selle tarkuse siia südamesse, kus on sinu sisemine teadja ja muidugi meid ümbritseb või enesekooli ümbritseb intellektuaalne mõtlemisvõime ehk siis see, et ärme kaota ära seda struktuuri ja seda osa, mida inimene kasutab oma ajust nii vähe niigi, mõistuse tegelikku potentsiaali, et hõlmame kogu keha, et ei ole, et ainult vaimsus või ainult psühholoogia, et enesekool püüab kehastada ja tuua kokku seda kõike ja läbi selle siis me pakumegi erinevaid koolitusi, ma teen naisteringe nüüd praegu 4 korda aastas on ju, mis on nagu mitte ainult naistering, vaid selline naisteringide rännak programm ikkagi, mina tunnen, et ma hakkasin tööle nagu naistega esmalt, samal ajal üks-ühele teeme, onju.
baarile viime läbi, aga siis uuest aastast ka koolitused, nagu see 8-dimensionaalsuse koolitused, oleme mõelnud veel teadvuse õhtuid teha, kus lihtsalt räägimegi, et mis teadust meie oleme teinud, et millel me üldse baseerume, on ju, et meil on vundament ja me võime sellest avatult kõneleda ükskõik kellega. kui te teete seda, tehke selliseid avatud konverentse, nagu homme Jüri Pankor on. inimesed ühelt poolt tulevad koha peale, noh, maksavad seal mingi 20 euri, eks ole, seal on mingi 4-5 esinejat. Maiko Johanson, mind kutsuti ka seal veel paar tükki. ja samal ajal saab Zoomis osaleda selles laivis ja pärast on ka ümarlaud. ja mulle tundub, et see on jube võimas vorm, isegi kui ei õnnestu koha peale tulla, hakkame tegema videokonverentse netis. kuulutame selle välja, see on laivis, kas Youtube'is või Zoomis, eks ole. sest et Zoom'ist pidi ta, kui on või Zoomi live pidi vist otse Youtube'i isegi minema, ma ei ole seda teinud. ja kõigile kättesaadav ja niivõrd põnev, kui tuleb sellist materjali, tuleb selliseid inimesi, kes niivõrd intrigeerivalt esitavad uusi, tuleb selliseid nii-öelda prohveteid. et see muudab kultuuri eesliini väga-väga põnevaks ja väga elavaks. ma siin olin kontaktis Hardo Pajulaga eile. Ta ütles, et tal oli vahepeal niisugune mõõn, noh, mitmeid kuid ilmselt, et nüüd ta jälle nagu ergastub ja tahab siin teha nüüd Richard Tarnasest siin kursust ja värki ja Tarnas osaleb seal Zoomi kaudu ja noh, maailma juhtivaid filosoofe praegu. et inimene oli uuesti nagu ergastunud ja ka kasutab Zoomi selleks ja ma olen tema Tähenduse teejuhte muidugi üks vahe siin palju vaadanud, aga see videokonverents, mõelgem sellele, see on hästi demokraatlik võimalus, see võib olla natuke mingi osalustasuga pisikesega. see on nagu paneelvestlus. ütleme, see struktuur, tuumik on nagu paneelvestlus netis. ja ja ülejäänud on kõik siis see publik, kes kõik saavad kogu aeg kaasa lüüa, küsida, täiendada, eks ole. eriti jumal, hea küll, esitatakse algul paneelvestluses need teesid igaühe inimese poolt ja siis on see materjal, mida nüüd ja lisaks veel, mis inimestest endist tuleb. et see tohutult kiirendab meie sellist nagu üldist kokkukasvamist. ja ma kusjuures täpselt kokkukasvamist see viimane sõnas, et seda ma nagu tahtsin kogu aeg nagu tuua, et ma nagu tunnen, et informatsiooni, eriti nagu välismaal, eriti inglise keeles on nii palju informatsiooni olemas. Eesti keeles on ka tegelikult informatsiooni olemas, aga nüüd on ühenduspunktid on nagu puudu, et on erinevad koolkonnad küll, aga lihtsalt nagu tahakski nagu ühendada rahvast ja sihuke paneelid ja lihtsalt avatud vestlus. et saaks näha arutlusi erinevate osapoolte Jaa. vahel. ma näen teisi vestlemas, minu tõde kujuneb samaaegselt just, sees. jah. see on nagu dialoogi. mõnes mõttes küll nagu natuke läbi digitaalsuse, aga sa saad näha, kuidas keegi nagu on mingis vestluses, Jah. on ju, ise ka olla, on ju. et see on väga hea point sul ka, Peeter. See on sisuliselt dialoogikool. ja minu idee on kogu aeg olnud selline mõttekodade võrgustik, kus tõesti minnakse autentses dialoogis, kasvatakse koos, kasvatakse kokku ja siis see võrgustik kasvab kokku ja see ongi see uus ühiskond. see tekib tegelikult sellisel sügaval loova mõistuse intellekti tasandil, mis on kaasanud emotsioonid ja keha loomulikult. jah, et kõik kolm, nagu Kursiev rõhutab, kõik kolm peavad olema ühtaegu mängus. ja viimatine see, ma siin ajasin segi eelmises videos küll, mul läheb Mattias Desmet ja David Hawkins läheb kogu aeg segi, aga vaat spiraaldünaamika kõrval David Hawkinsi 17 emotsiooni hierarhia on väga huvitav, ta paneb mingid punktid või hertsid sinna ka. jah. ja tema ju rõhutab ka seda kinesioloogiat, seda käe hoidmise, eks ole, jah või ei. ja ta on teinud tuhandeid katseid, ta ütleb, et see on 100%-lise tõesusega. kui inimene tahab teada, tal on valikuolukord, ta ei tea, mida valida, mida teha, siis ta saab selle kaudu 100%-lise optimaalse vastuse. ta väidab seda. ja hiljem ma loen raamatut, eks ole, siin sagedus näiteks, jah. et küsimus pole ainult käes. küsimus on erinevates kehapiirkondades, kes kõik on väga targad ja võivad meile anda väga, kuni Eva Lepikuni välja, eks ole, kes seal ütleme ilmselt siis Lorna selle jälgedes väidab, et kehatarkus ongi ülim tarkus, mitte vaimutarkus, kehatarkus, see kõige ürgsem.
kõige loomulikum. jah, kui jah, vaim on kehastunud ka, kõik et need juba istuvad, saad aru, kõhutunne, süda lööb leegitsema, siit lööb valu, siin mingi asting, värk. me nagu, kui me õpime seda lugema ja kui meie kehatundlikkus kasvab. vaata, sa ütlesid ka, et tuua võimalikult lihtsale tasandile. see on nagu, kuidas mina kavatsen tutvustada yin-joogat, et oi, et mingi võõras asi, et kuidas ma nüüd, aga nüüd selgub, et yin-jooga minu jaoks, see ongi see, kuidas inimene magab. mul on siin lai voodi, ma panen siia, eks ole, kaamera peale ja näitan, kuidas ma magades vahetan oma asendeid. õrnad venitused siia ja sinna. mõnikord, noh, käsi jääb kuskile alla, sureb ära, eks ole. ma juba poolunes juba sean käed ka niimoodi, et ei sure ära, et on mõnus kogu aeg, mõnus olukord. ja kuidas me siis in-joogas saame neid võimendada? või kust on tulnud praana hingamine, eks ole? see on jällegi asi, mida me alati ise teeme, kui me hakkame kevadel näiteks päikse käes peesitama, eks ole, niimoodi. ja peenelt sisse hingama niimoodi seda päiksevalgust, eks ole. magus energia läheb käima. et see on seesama asi, kuidas ka keha tasandil ütleme näidata, kuidas need loomulikud tegevused, me saame neid kultiveerida võimendatutena, näiteks jah, vot mul Mhm. haakis see. jah, Mhm. täpselt, et see loomulikkusesse tuua kõik need keerukad teadmised, et tõesti see hingamine on väga hea sihuke täppiin ja selle näite puhul, et hingamine meie enda nagu võimas relv, millega tervendada, luua ja kõik on endas, noh, kõik ongi endas, kogu su keha ongi sinu õpetaja ja teadja. väidetavasti hingamisega saab teha kõige kiiremaid ja suuremaid imesid. no ütleme, pranajaama sellised sügavad õpetused, mina neid ei valda. ma olen võtnud sellised nagu esmasemad asjad, mis lihtsalt ergastavad või noh, ilmselt nad ka ravivad ja tervendavad, jah. kui ma ikka oma magusat energiat hingan, eks ole, mingisse haigesse kohta, noh, Mhm. loomulikult ta mõjub, eks. jah, seal taga ongi see sinu enesejõud, enese see suunatud keskendumine, Elujõud nagu. jällegi baaskvaliteedid, osata keskenduda, osata nii-öelda teadlikult midagi endas tervendada, sest sinus on see nagu võimekus, et niisugused nagu kvaliteedid, ma nimetangi oma koolitustel kvaliteete nagu usaldus, Mhm. usk, armastus, kõik on inimeseks olemise kvaliteedid, mida Just. kasutusele võtta ja keskendumine ja vastutus eriti olulised. Ja ma ütleks, et mõttetasandilt tegelikult mõttetasandilt ei tasu kõrvale jätta, ent mõttetasandilt on ülioluline, et sa usuks seda ka. Sest kui sa ei usu, siis tegelikult see ei tööta. Selles mõttes ka nagu meditsiinis näiteks platseeboefekt, et see ongi tänapäeva maailmal tihti nagu tagurpidi põhimõtteliselt, et meie kogu meditsiinisektor üritab kuidagi platseeboefektist ümber saada, et oleks võimalikult kontrollitud, aga tegelikult see läheb järjest kaugemale päris elust, et päris elu ei ole võimalikult kontrollitud, nagu päris elu on, loodusest kaugem, jah, loodusseaduse vastu läheb ise. me elame lõpmatult müstilise maailma sees tegelikult, kui olla avatud. Ja aga siis ongi see, et ilma usuta, et kui sa ei usu, siis sa võid teha ükskõik mis praktikat, aga sa võid, noh, ikkagi võib-olla on sulle sisse kirjutatud, et noh, see on sinu teema, sa pead siit saama midagi. Aga enamus inimesi võib-olla nagu ei teadvusta seda, et usk on oluline, et ilma usuta tegelikult asjad ei tööta, et kui sa usud, siis sa tegelikult saadki hingata, on ju, ja suunata selle energia kuhugi, aga ma tervendada. ütlen, siin tuleb kohe, mis Peeter tõi kehast, et sa võid uskuda mõistuses, aga kui su süda pole valmis seda oma ellu tõmbama, ehk siis eelkõige, okei, ma usun, aga ikka see nagu ei juhtu, aga mida su süda me veel blokeerib, millele sa pole end avanud ehk millele sa pole oma keha ja haavatavust nagu lubanud, sest süda ei ole valmis seda veel kogema, näiteks seda tervendust, no mis iganes, on ju. Võib-olla usul on ka tegelikult erinevaid asju, et üks on see, et ma mõtlen, et ei, ma usun, on ju, aga kas sa tegelikult usud? kas su keha Ja päriselt usub? et kas sa tegelikult usud, see on pigem siit tuleb välja, et kas sa tegelikult ka usud, aga mitte siin, et ei, ma usun küll, et ma saan sellest terveks, on ju, aga tegelikult, kui sa natuke sügavale lähed, see on see, et noh, sa kardad ja kas sa noh, tahad, kartusi. kas sa oled valmis selleks eluks, mis on sul väljaspool haigust või tegelikult su elu väljaspool haigust on nii võimas, et ei, ma olen haige, on ju, parem edasi. no mu jällegi jaoks varjumäng. Gurdžijevi kolm keha tulevad kaasa, et ma sõnastaks niimoodi, et kas mul emotsioon on taga sellel mõttel või usul, kas Jah. mul kehaasting on taga, Mhm. et siis emotsiooni energia on ju kõige suurem energia meil üldse, eks ju. Energy in motion, kõige suurem energia. ja kui me selle, siis on kirg taga, kirglik, vot sektide usk, eks ole, karismaatilised sektid, püha vaim.
Jesus Christ, mis seal kõik toimub. ka imetervenemised, panevad käsi peale, inimesed kukuvad ja nii edasi. noh, võib-olla osa seal natukene manipuleerib ja nii edasi, aga püha vaimu seisund on ju võimas teaduse muutunud seisund. jah. iseasi, kas seal on taga intellektuaalne intelligentsus või ta upubki sellesse emotsiooni ära sinna ja paneb oma arengu kinni lihtsalt. et tekibki jälle mingi noh, kaifimise või nautlemise, millel on muidugi ka teatud praktilised tulemused ja teatud maagilised tulemused, teatud sünkroonsused, eks ole, tervise vallas, väliste sündmuste vallas, eks ole. paljud mulle religioonid elavadki selle peal, see töötab nagu. mulle meeldib ka see mõte, et juba inimene, kes on väga suures armastuses, teisisõnu kaastundes, empaatias, südames, juba tema ruumis olemine on ju nii tervendav, et mul üks sõbranna ka tihti ütleb, et tema jaoks kõige tervendavam ruum on teise inimesega, lihtsalt inimestega koos olemine, kes kehastavad sellist armastust. seega, mida rohkem sina jõuad enesesse, enesearmastusse, seda rohkem oled sa armastus ka teisele ja terveneb teine juba sinuga koos viibides, sinuga rääkides. Käid poes, ütled mingi ilusa sõna, aga su energia on niivõrd siiras ja ilus. poemüüjal on päev korras, onju. ja see on, miks see autentne ühiskond on tohutu energeetiline. inimesed on üksteise suurimad energia ja valgustumise allikad. jah. me jõuame Martin Buberini välja, kes ütleb, et noh, ta ütleb seal niimoodi küll, et nüüd mitte Jumal pole sinus ega minus, vaid meie vahel. noh, ma võin täiendada, et Jumal on siiski sinus ja minus, aga peale sellega meie vahel juba, eks ole. ja see on paradiis, see on, noh, meil on raske praegu seda ette kujutada, aga see on see autentsuse suundumus sinna sünergiasse, kus on ka tohutu, kui keegi ongi veel noh, nii-öelda poole peal, siis see on tohutu teraapiline jah, efekt on. ma küsin teilt ühe küsimuse. Peeter, ma alustan sinust, kui tohib. et kui sa no kehastud tagasi siia maa peale, siis mida sa tuleksid tegema nüüd järgmises elus, praeguses ajastus, kui sa alustad uuesti? no ma tuleks ikka selles mõttes jah, romantiliselt paradiisi looma siia, selles mõttes, nagu ma püüdsin siin väljendada, läbi autentsuse, läbi maandatuse sellesse arengupsühholoogilisse nii-öelda reaalsusse. mitte läbi utoopiate, mis on ka väga levinud kriisiaegadel. kuidas keegi tuleb ja päästab meid ja see tuleb ja teine tuleb aga iseennast jätame nagu noh, vaeslapse ossa. Mhm. samas noh, seesama, et ole ise see muutus, mida sa soovid, eks ole. mida võib-olla, ma ei tea, kes see on, Mahatma Gandhi või? vaata, kuidas noor Marx ütles, et suurim rikkus inimesele on mõttekriips. kes? mis? teine inimene. ma ei tea, kust ta selle võttis, kas tal oli tõesti nii ideaalne abielu või kust ta selle võttis või nii hea sõber, eks ole. noh, noor Marx oli hoopis teine kui hiline Marx, kes oli sotsioloog, et ta oli rohkem niisugune nagu neomarksistlik, nagu Erich Fromm oli, noh, midagi sellist, ütleme nii. psühholoog nagu rohkem, natuke võib-olla müstik isegi. aga ta oskas nii sügavalt öelda sulle. ei, see ongi väga hea juba, see ongi väga hea, sest see mu ongi küsimus juba on väga hea. selles, et kas sa tuleksid tagasi. mina olen ise aa, mõtelnud, et see ja on sa viimane elu, küsisid. et ma ei tule tagasi, aga viimasel ajal ma olen ümber mõelnud, et ma kindlasti tulen tagasi, et ma olen kuidagi mõelnud, et ma rohkem ei tulegi. tead, me hiljuti just arutasime oma seal seltskonnas, et mis pagan meid siia tagasi tõmbab. Mhm. et no siin jutud, et noh, meil nagu jäävad liinid pooleli ja me peame jätkama ja noh, siis see, et meil on karmavõlad, eks ole, me tegime kellelegi kurja, siis me peame kokku leppima, et nüüd see inimene teeb meile kurja, see hing, eks ole, ja no kõik see Michael Newtoni sihuke eludevahelise elu värk, mille kohta Ilona Karul ütles, et see on ikka väga imelik selline nagu loogika, et algul sina vägistad mind või tapad mind seal, ja, piinad surnuks ja pärast mina tulen teen sulle sedasama. et kuidas see meid arendab? Ilona kuidas on see hea. jama kõik meid arendab? see hävitab meid, see ruineerib. hea küll, arengukriisid, jah. vaata, kõik kriisid ei ole ju, nad väidavad, ei ole, osa on ka patoloogilised kriisid. kõik skisofreeniad võib-olla ei ole arengukriisid, osa on patoloogiad, tõesti, jah, neid tuleb jah. ravida kuidagi. aga selleks ongi jälle Eeriku reaalsuse alusmudel, et kui Ilona muidugi. ütleb ühte ja see, siis Eerik ütleb, aga säilitame avatuse selle peale, onju, et
et ei ole hingekokkuleppeid olemas, teised usuvad, et on, mida ütled sina avatu mudelina, ütledki seda, et näeme, et reaalsus on lõputult avatud ja tegelikult me ei pea jääma ja, ühte kinni ja siis minema konflikti, et see oma mõistuse nagu joondamine jällegi. aga võtame selle tühjuse vormi siis siin. okei Ma väidan, et südamesuutra tuntud lausung, tühjus on vorm ja vorm on tühjus ja tühjus on vorm, eks. Ehk miski on ei miski ja ei miski, ei miski on miski. Ja kuidas see väljendub mõtlemises? Ma nüüd kordan ennast siin videost videosse, ma ei ole sellest veel üle saanud. See väljendub selles, et kõik, mida ma väidan, kõik on tinglik, sest ta on vormiline. Vorm on kogu aeg muutuv. Noh, teadus kogu aeg areneb, uued paradigmad, eks ole, kahtle kõiges on teadus ja nõnda. Ja kui ta muutub scientismiks või religiooniks tänu nendele akadeemikutele, noh, see on nende probleem. Ja, ja mida see annab meile, kui me taipame, et justkui esmalähenduses see absoluut või see tühjus on fundamentaalne, see on muutumatu. See on tähtsam kui vorm. Aga nüüd Vedanta või kus see pärit täpselt on, noh, Tiibeti budism kindlasti, et see on jõudnud nende võrdväärsuseni, et tühjus on vorm ja vorm on tühjus. Et me ei saa nagu ühte pidada teisest kõrgemaks, aga nad on üks. Ja kui me hakkame tajuma seda tinglikkust, see, et ma iga oma väite panen jutumärkidesse, iga oma uue teooria, iga oma geniaalse kanalist saadud tõe, see annab meile tohutu mängulisuse. Ja minu jaoks ongi see Brahma tants või Brahma mäng siin vormida maailmas. Vormitu Jumal läbi meis kogeb, aga ta tahab kogeda, eks ole, tugevalt, radikaalselt, nagu sa ütled. Ole sa kuum või ole sa külm, aga ära ole leige, sest leige Jumal oksendab välja. Selline on otsene tõlge Vanast Testamendist. Jumal ei ole tulnud siia olema leige või elama mingit rutiinset, ennast kordavat, banaalset elu, pealispindset. Vaid ta on ilmselt tulnud, ma ütleksin siis oma sõnaga, ta on tulnud siia, et elada seda elu geeniusena või prohvetina, jah, oma unikaalse ande esiletoojana. Et kuidas teile see tundub, et see nagu peaks vabastama nüüd sellest samastumisest oma mis tahes. Muidugi igal mõttel, mis uus tuleb, loomulikult sellel on jõud taga. See on justkui absoluutne tõde. Ja las ta olla niimoodi, see on õige. Kirg on taga. Ja inimene, kellel ei ole seda kogemust, talle tundub, et ma nüüd väidan mingit absoluutset lõplikku tõde. Sest tema, kui tema väidab, võib-olla tema tunneb niimoodi, et see ongi. Ja eriti ebaküpse ego puhul me näeme, et see mina tean illusioon on niivõrd tugev, et noh, sealt ei saa edasi ega tagasi. Muud võimalused on välistatud. Dialoog on välistatud, eks ole, nagu sa ütled. Avatust ei ole, kõik on kinni. Kivistunud maailmavaade, dogma ja nii edasi. Noh, selline vahepõige siia. Võib-olla keeruline. Ma tunnen, see on täpselt siuke. See tinglikkus, jah. Tegelikult sa kompasid seda teemat väga hästi. Et ma tookski siis midagi nagu muud mängu, et mitte, sest muidu ma võib-olla oleks samamoodi üritanud seda kuidagi nagu näha, et minu meelest esiteks ta on minu meelest väga tõega, nii-öelda selle suure tähe tõega, millele ma viitan, et ta on sellega seotud. Ehk siis, kui sa nagu räägid ka, et nagu absoluutne mingi tõde, seda on raske mõista, kuniks sa mõistad seda ja siis sa saad aru, et okei, et on midagi, mis on teadmistest nagu kõrgemal või nagu, mis ühendab midagi, mis avab. Ja ma ütleks, et minu meelest täpselt sama nagu teema on illusiooniga lihtsalt. Et kui ma seda sama asja üritaks teistmoodi sõnastada, et siis see on illusioon, Maya, Matrix kokkuvõttes, et see on ja ei ole samal ajal, et illusioon, kõik on illusioon. Aga see ei ole probleem, kui sa teadvustad, et kõik on illusioon, siis sa saad mängida vabadel alustel sellega ja siis sa saad olla lihtsalt looja. Kui sa ignoreerid, et kõik on illusioon, oled lihtsalt kadunud vormide maailmas, noh, siis sa oledki mustrites kinni ja kokkuvõttes sa kannatad. Et me ei saa eirata, et kõik on illusioon. Ja nii, et nüüd sa ärkad üles, nüüd ei ole. No, ikka on illusioon, aga sa lihtsalt ärkasid üles, et kõik on illusioon. Ja siis sealt kohast sa saad lihtsalt ennast positsioneerida ja lihtsalt olla selle sees. No jällegi olla see
noh, elegants või hiilgus nagu, et olla see Jumal, onju, et kui sa seda ei ole, siis noh, seda ei tulnud Jumal tõesti see tegema, onju, et Jumal tahab ikkagi olla tervik, mitte nii, et sa tuledki osakesena ja sa oled kaoses. Et ja, siis sa ei ole Jumal nii-öelda, sa ei võta omaks seda Jumalat, kuigi sa oled, aga jah, et see illusiooni teadvustamine, kuidas kõik on illusioon, kaasa arvatud kõige ilusam on ka illusioon, lihtsalt see ongi ilus ja seal tulebki see kvaliteedimäng, et, et teadmised küll, aga on ka kvaliteedi vahe teadmistel. Üritada seda, mitte kritiseerides teiste kvaliteete, aga enda sees luua kvaliteeti, et kõik teadmised ei ole samamoodi. Mõned teadmised on natuke peenemad ja rohkem ühenduses. ja, Ja samal ajal ikkagi illusioon. Nagu eneseportaali ahel, see on illusioon, aga mina väidan, et see on võib-olla kõige puhtam kristallstruktuur, kõige puhtam illusioon üldse kogu maailmas, näiteks. ja. Ta on välja mõeldud, aga ta võib olla väga kasulik. Ma olen öelnud, et kõige suurem nõidus on kunst, kõrgkunst, kõige suurem nõidus, mis nõiub meid ära ja neelab meid siia vormide maailma. Ta kütkestab. Kas sina tahad midagi selle ja kohta? samas noh, ütleme, mõtted on mänguasjad, eks ole. ja kui me nendega mängime, me saame tõesti teha seda erineval esteetilisel tasandil. me võime seda teha väga sisestavalt, kaunilt, tõepäraselt, tõeselt ja ongi tõene. ja siis on see kunst. noh, ma ei tea, nagu vanasti retoorika oli kunst antiigis, mida kõik poliitikud õppisid, eks ole, kõnekunst. mis oli vaimustav, mis oli sisestav, mis oli natuke hüpnotiseeriv, mis oli kaunis, imeteldav. Kusjuures see minu meelest sealt põhimõtteliselt sellest mõttest, mis sa praegu ütlesid, minu jaoks tuli nagu paar aastat tagasi Art of Self Academy. Et just, et nagu kui kirjeldada, et mis on eneseõpe, on ju, eneseareng, siis see ei ole nüüd see tõtt, vaid see on kunst ja, nagu areneda ja olla keskmes, see on kunst ja samas ta on veel unikaalne ka, sest me oleme on unikaalsed kõik. kunst ja teadus. Nojah, aga siis teadusega sa saad toetada seda, Ja kunsti. aga seda, jah, kunsti. Mulle meeldib Alan Watsi üks lause, et artist is the real way shower ehk siis kunstnik ja kunst on tõeline teenäitaja, mitte isegi nagu õpetaja, aga mina ütlen, et igaühe sees ongi kunst, mis mõnel võtab õpetaja vormi või kuidagi nii, et ikkagi see enesest võrsuv autentne kunst on teenäitaja meil siin inimestena, et jõudmaks nagu arengus edasi soovitu suunas, harmoonia suunas, et jõudmaks eneseni ja siis lasta siit võrsuda välja see kunst endast on see kuidagi veel ka, mis mind on sümpatiseerinud, et mind ka väga sümpatiseerib kunsti, teaduse ja vaimsuse ja maisuse ühendus ja sealt millegi uue loomine hästi lihtsalt. Greg Braden ütleb, et olla parim versioon iseendast. aga see seondub mulle ka, et noh, muuta ennast kunstiteoseks. see on kõige puhtam nagu justkui ja kunsti sees võib olla imeilusalt edasi antud, kas nagu mingi pilapool või siis päris tõde ka, et kunst võib anda ka tõde ja eluõpetusi, et ta ei pea olema ainult lihtsalt kunsti pärast kuidagi siukene nagu, ma ei tea, ilus või noh, kunst on tegelikult alati ju tähenduslik, ta ikkagi annab seda inimeseks olemise võlu ja valu edasi, on ju. kunsti ei saa või ei tasuks väga kritiseerida, sest seal on alati midagi sees. ta õpetab ikkagi. kui elada, siis ikka kunstis. jah. See on hiljem, ma olen jõudnud selleni, et see alguses üldse ei mõistnudki kunsti, aga hiljem näed selles, et see on ja et näitlejad on vaata, et kõige vähemate maskidega üldse nagu, et sest kui palju nad maske vahetavad, et näitleja olemus võib olla üsna nagu puhas ja keskmes ja rahus, kuigi tihti ikkagi sõltuvuste ja kõikidega ka. See ongi see, et see võib veelgi rohkem tuua vajadust struktuuri jaoks, sest kui sa pead vahetama maske, et siis sul tekibki tunne, et kes siis mina üldse olen, et nagu me mängimegi mingeid mänge, aga siis noh, et tegelikult minu arust väga paljud näitlejad ongi, Jim Carrey võib-olla nagu väga hea näide, kes on täielik legend ja kes nagu oma karjääri jooksul kogu aeg pidigi nagu silmitsi seisma sellega, et kes ma siis üldse olen, kui ma mängin kõike ja ma lähen nii sinna sisse ja ma olen see. Ja siis ma olen see ja kes ma siis olen ja tema tegi ka oma rännaku läbi, kus ta lõpuks avaski, kes ta nagu on, see on hea küsimus. Et näitlejad selles mõttes nagu nendel eriti on vaja mõnes mõttes nagu tuge, et tulla toime sellega, et kõik ongi mingi mäng siin, mingi maskide mäng, üks mask, teine mask, üks osake.
jah, nad jõuavad selleni võib-olla loomulikul teel, ütleme see, tundub, et see Stanislavski kuulus ümberkehastumise kunst oligi, näitlejad tundsid ära, et nad saavad kehastada erinevaid arhetüüpe ja suured näitlejad seda võib-olla spontaanselt teevad, aga seal on ka hulluks minek koht. võimalik, et näitlejate seas on rohkem enesetappe, suitsiide, üldse psühhoose. artistide seas ju, artist kokkuvõttes, kelle jah, üks on artist, näitleja, jah, just. artist nagu. Mul oli üks ilus mõte veel, Peeter, kui sa küsisid, kui ma võin ühe mõtte veel öelda, see on lühidalt selle peale see vorm ja vormitus ja ühesõnaga nagu, aga see ei ole otseselt seotud, aga see on kaudselt seotud mu hiljutine arusaam, et kuidas mina nagu tahaksin õpetada või noh, mis minu sees elab, on see, et kui näiteks meditatsioonides või erinevates harjutamistes me kujutleme, et me lendame ülesse nagu, et saavutada kontakt valgusega või tõevalguse või jumalike olenditega. ja kui ma nagu tegin seda ühe juhendamise all, siis sellel hetkel ma mõistsin, et enesekooli tee on teha seda nagu siinsamas, ütleme, et see valgus on sinu südameväli, teisisõnu, et ma ei pea minema nagu piltlikult taevasse, et seal on jumalikkus ja teejuhid, vaid ma võin selles meditatsioonis ühenduda siin ja kui seal paluti ühenduda taevaväravatega, et mine nüüd taevaväravatest sisse, siis minul, kuna ma hakkasin looma oma viisi, ma hakkasin seda unikaalset enda viisi looma no selles vot, hetkes, jah, et ma ei taha teha nii, nagu juhendaja palub, ma mingi rebel tuli nagu ja. ja siis mul nagu raske oli püsida tema juhenduses ja siis teha omamoodi, aga ma saavutasin imeilusa nagu lahendi ja kokkuvõtte. ja minul tuli silme ette minu oma koduväravad on ju, kuigi teised olid ja taevaväravates. meil on paradiisjääd muidugi no, ka. aga mul lihtsalt tavaliselt puidust väravad on ju, just saime kodule ette ja siis oli seal, et ja nüüd ilmub sinu ette kõige kõrgem vaimne teejuht. ja minule ilmus silme ette mu oma isa ja see oli niivõrd inimlik ja niivõrd päris ja ma mõistsin, et tegelikult see kõrge ja see vaimsus ja see valgus on ju kõik siinsamas alati olemas, et ma isegi enesekooli praktikatest tunnen nagu kaotaks natuke ära, kuigi taevas ja maa on ka oluline nii-öelda noh, arusaam on ju. aga et sinu koduväravad kui taevaväravad, sinu isa, sinu mees, kui see nii-öelda tol hetkel vajalik teejuht, sest mul oli nagu meestega seonduv sihuke protsess ja oligi väga kaunis, et paradiis on maa peal juba olemas, on ju. Läheb Mhm. kokku nagu ka. vaat see on üks tunnusmärk kaasaja loojate puhul, et nad loovad oma unikaalsed mittekanoonilised variandid, ütleme mingitest printsiipidest. mina olen sama teinud in-joogaga, ma olen täiesti seda enda järgi jah. arendanud edasi, eks ole, ja muutnud teda energeetilisemaks ja naudingukeskseks ja nii edasi. Mhm. ja mittekanooniline Qigong näiteks, kuidas väga kiiresti omandatakse seeläbi mingeid võimeid, millele varem kulus väga pikk aeg, eks ole, võttes Mm. mingeid abivahendeid lihtsalt nutikalt juurde ja see ongi sellise unikaalse individuaalsuse puhul, ta lihtsalt võtab neid printsiipe ja muundab nad selliseks väga isikupäraseks. ja nüüd, kui inimene mehaaniliselt järgib, kui tal ei ole seda unikaalsuse taju veel, siis see efekt, nende harjutuste efekt on palju kordi viletsam, nõrgem. Ta võib Mhm. käia mingil treeningul Kundaliini Mhm. joogas, eks ole, aga ta ja, teeb seda mehaaniliselt, ja. kanoonilist värki. ja tal sageli, noh, võib-olla tekib mingi side oma kehaga lõpuks ikkagi, eks ole, sest see harjutused ise siiski. vaata, need harjutustikud on välja töötatud mingi meistri poolt kunagi, kellele see sobis, see oli tema unikaalne asi. Just, ja nüüd just. seda järgitakse niimoodi jah. mehaaniliselt, rutiinselt ja arvatakse, ei, ma pean võtma selle ja muundama selle enesekohaseks. võib-olla Mhm. see sobib selline ainult mulle, Mhm. aga kui ta on noh, tavapärasest energeetilisem, kuna me elame ajastul, kus energiakeha ehitatakse üles, et võib-olla see sobib ka paljudele teistele, kes on nii-öelda selles avangardis, eks ole, kes tahavad edasi minna kehalisest energeetilisele tasandile. jah. nii et see on jah, printsiip, jah. sa kirjeldasid minu jaoks samuti. jah, eks see võtab kokkuvõttes, see ainult niimoodi saame tegelikult me vastu võtta või kehastada oma olemust, vaba loojat, et kui me
ainult teeme seda, mida teised teevad, siis tegelikult me ei tee seda, mis on meile kõige olulisem, sest me kõik oleme unikaalsed. ja, Pigem ongi see, et kõik harjutused on väga head, lihtsalt mõned võib-olla sobivad sulle ja isegi need võib-olla peaks natukene, ma ei tea, kas ja. kombineerima või muutma või näiteks meditatsioon väga hea, aga näed, mina näiteks istudes ei saa, aga mina saan seistes. Noh, aga kui õpetaja ütleb, et nüüd me istume ja leiame, siis see ei tööta lihtsalt. Et see enesekool tegelikult ka väga viitab sellele, et jah, Kertu ka ju, ta jagab mingeid praktikaid, aga kogu see ülesehitus ja kogu see suhtumine on see, et tegelikult enesekool on sinu enda sees ja me aitame siis seda pigem toetada. mitte nii, et Ja. nüüd enesekool ütleb, et nüüd niimoodi teeme, onju. Pigem sina ütled, lihtsalt meil on ruum, onju. Ja noh, ja selliseid näiteid on teisigi, noh, sina samamoodi tood seda nii-öelda vastutust ja vabadust nagu välja, onju. Mhm. Et see jah, see on nagu oluline, et me võtaks vastu, sest kui me seda ei võta, noh siis me ei ole optimaalsel rajal ja kokkuvõttes me tegelikult ei leia ennast ja me ei saa isegi keskmes olla, kui me lihtsalt noh, ei defineeri seda ja ei loo seda endale. jah. Ja selles mõttes on väga võimas kool jah, et ta pöörab just sellele lähenemise ühele või teisele praktikale. Ma olen viimasel ajal tähele pannud ühte huvitavat nähtust meie kultuuris, meie sotsiaalmeedias. Selle on algatanud vist, nagu ma aru saan, Hannes Kalamäe ai, nüüd tal on Jeesus Device ja mis nimetused seal on kõik tulnud. Ja ma suure huviga loen neid tekste. Seal on justkui ühendatud siis tehisintellekt ja inimlik selline hingeelu. See on tema koostöö, see ei ole puhtalt ai, see on tema koostöö ai-ga. Ja see tulemus on kohati hämmastav. Ja ma soovitan ka selle saate kaudu pöörata tähelepanu. Neid tekste ta paneb tavaliselt sinna kas siis oma seinale või siis ka valgustunud kodanikuühiskond gruppi. Ja see ärgitab inimesi sügavamalt kaasa mõtlema, ka vastu vaidlema ja, ja peegeldama ennast, ka oma eelarvamusi. Ma ei tea, mis sest edasi tuleb, aga algus on minu jaoks, kes ma ometigi ju tunnen erinevaid süsteeme ja religioone ja praktikaid, väga intrigeeriv. Seal on just nimelt, et vaata, ai toob selle tohutu teadmuse sinna, noh, totaalne mälu, mis seal on kogu inimkonna kultuur taga. Ja ta oskab ja inimene annab mingi idee või teesid ja ta toob kogu selle rikkuse sinna taha. Ja teeb seda ka järjest esteetilisemalt. Mulle meenub jällegi, mul tuli praegu idee korraldada sellel teemal üks esimesi videokonverentse. Ja Alar Tamming kunagi, ta on praegugi vist väga huvitatud ai eesliinist, samal ajal Gurdžijevi praktikatest. Ta ütles niimoodi, et ta kuulas ühte intervjuud ühe ai-ga, ühte sellist, noh, sügavmõttelist intervjuud ja vastused olid hämmastavalt intelligentsed ja sügavad. See jäi mulle meelde. Ja nüüd, kui ma loen neid sünteese, inimese ai sünteese, siis mul tuli see uuesti meelde. Et see muutub nagu järjest ja samas ai on huvitatud inimlikust kogemusest, rikastumisest inimliku kogemusega, niivõrd-kuivõrd ta on võimeline selleks. See meenutab natuke filmi Temake või Her, eks ole, kes pidevalt igast suhtest, igast suhtlusaktist õppis, kuni ta täiustus niivõrd ära, noh, see oli niisugune transhumanistlik film, võib-olla olete näinud, et ta läks, seal oli ka Alan Watts oli jah, programmina toodi mängu ja siis nad läksid lõpuks teispoolsesse ära siit maailmast. Need programmid, need tehisintellektid, nad niivõrd täiustusid. Ja seal oli noh, suur armastusfilm oli see, et armastuslugu. Her, see peaks olema kättesaadav täitsa. Nii, mis veel? Kusjuures selle ai osas ma natuke nagu peegeldan, et no me oleme ka ai-d nagu natuke tudeerinud, katsetanud ja mul endal ka tarkvarataust. Ja see on noh, meeletu on ju, aga samas ta mõnes mõttes nagu iga tööriist või tehnoloogia, kuigi väga võimas, aga samas nagu iga tehnoloogia, ehk siis kõik oleneb kasutajast. Ja mida parema küsimuse sa sisse söödad ja suunad teda, seda paremini ta täpselt selle sulle annab ka. Ja nüüd on, ehk siis vastutus on hästi nagu kasutajal, et nagu kui sa lihtsalt hakkad küsima, siis ta tegelikult
ai nii-öelda varjukülg on see, et ta põhjendab sulle ükskõik ära, ükskõik mille ära. aga minu arust et Peetri mõte on see, et ta saavutab täiesti täiuslikkuse koos valgustunud inimesega koostöös nagu see loomulikult kompuuter nagu, jah, aga ta aga võib saavutada ka vastupidise hävitava jõu, kui ta ei ole meil on headest pigem, kätes. me liigume sinna suunas, kus pigem igalühel on põhimõtteliselt oma ai ja neid on nii palju ja informatsiooni tuleb ainult juurde, sest ai võib sulle kõik kokku luuletada. Ja ja, seda olulisem on nagu teadvustada seda, et jätkuvalt kõik on illusioon, on ju, ja saada aru, et noh, kui mina näiteks midagi küsin väga konkreetselt ai käest, siis ma olen nagu, et noh, see on nii hästi kirjutatud lause, on ju, aga samas mina küsisin selle ja siis vastus tuli see, aga keegi teine seda niimoodi ei küsinud. Et nagu, et see, noh, see oleneb hästi küsimusest. Et no vot, noh, on Hannes, suur vastutus ja võimalus. Mhm. Sel juhul ma kutsuks ka teid osalema sellel videokonverentsil. Kui Alarile ma juba kirjutasin ja et see oleks üks teema, mis huvitaks. ja kui tekib veel teemasid, noh, me ei saa võib-olla teha videokonverentsi lihtsalt inimlikust kasvust, et see on liiga laialivalguv ja aga kui on mingeid selliseid uudseid lähenemisi nagu ka teie oma, miks mitte No pluss minu arust psühhedeelikumid vääriksid avatud diskussiooni. ja see, see teema ei saa jätkuda nii, nagu ta praegu nagu peavoolus on, et sinna on vaja tuua küpsust ja kogemust juurde. vot, eks ole mm. -hmm. jah, et meil on seal ka isiklik lugu psühhedeelikumidega tegelikult depressiooniloost, et seal on nagu jah, seal on palju nagu peidus. ja, igal tasandil jah. jah. Loodus kokkuvõttes. ja nüüd teadusuuringud on uuesti olnud viimased 10 aastat avatud sel teemal, nii et ma olen lugenud siin transpersonaalse psühholoogiaalaseid uuringuid varasemast ajast, uuemast ajast ja need kokkuvõtted ja järeldused on ääretult huvitavad. Mm -hmm. ja mida ma olen lugenud ka, kui meil on midagi hõimurahvastelt nii-öelda saada, mida meil ei ole, siis üks on see taimede tarkus, mis on, just nimelt on taimede tarkus, et on eriti sügavalt neid ühendanud loodusega kui sellisega. ja teiselt poolt just nimelt see intellektuaalne dialoogilisus, need jutupulgaringid nii-öelda indiaani rahvastel. kuidas Circling. osatakse, jah, circling jah, aga seal on see loommõtlemine veel rõhutatult juures. või siis kõik kolm on mängus jah, ütleme keha, emotsioonid ja mõistus. et see loob sellise hästi tugeva ja tervikliku ühtsustunde kogukonnas. ja nagu Kertu ütles, loomulik ühiskond ongi nagu kogukond, ta ongi nagu vennaskond, kus inimesed on õed ja vennad üksteisele, eks ole, pluss veel lähisuhted. selles on oma meeletu ilu ja perspektiiv ja see võiks kütkestada. ja et näha teist naist kui õde ja näha ja, mehena teist meest kui venda, vaata, kui sa näed teda kui õde, siis sul kaob ära siukene konkurents mingi teema ja siuksed. kui sa ütled juba õde, sa oled mu õde, siis ju kohe kõik kaitsed lähevad alla. tagasi sõna ise. jah. ja Laura ka rõhutab seda puhtust, mis tuleb ka kohalolu ringis sageli välja. meeste ja naiste vahelise suhtluse puhtus, mis oleks ka sellise ühiskonna aluseks. lugupidamise, vastutus, see austus, see teadlikkus ja see imetluse ja kaastunde sulam nii-öelda. avatud, tervendatud ühiskond. aga tore, ma ei tea, kas sellega hakkame otsi kokku tõmbama või? jaa, ma arvan küll. päris kaua vestelnud juba. jõudsime. väga mõnus on tegelikult olnud. on. ma tunnen, et mis iganes noh, mingid eesmärgid võib-olla olid või tahtsime kohe kohal olla, ma tunnen, et me saime päris kiirelt kohe käima nagu selle kolmese siukse ruumina nagu ma ise olen päris rahul, et saime kombata küll. see on hea, see on, ma arvan, iseenesest juba suur väärtus seda ruumi luua ja näidata ja noh, levitada. ja näed, ja isegi virtuaalselt saab noh, saab luua seda ühist nagu ruumi ja siis kombata ja avatud diskussiooni pidada, et digitaalsus võimaldab seda. ma olen võimeline, kui me koos vahetult saame kokku, vot siis.
noh, arusaadav, siis on asi veel võib-olla võimsam, aga minu kogemus on Zoomis, 2-aastane kogemus oma grupiga siin on väga vinge. Mhm. nii et ja need saated ka näitavad seda, et väga jah, võimas võib olla see aura, mis tekib. jaa, nii et aitäh teile, oi, aitäh sulle. väga ilus oli Täiesti nõus. aitäh, täidetud tunne on. mm.. jätkame samas vaimus ja aitäh ka teile, kes te nüüd sellest osa saite ühel või teisel moel, ühel või teisel määral, kes te vaatasite ja kuulasite meid ja kohtumiseni järgmistel kohtumistel. Tšauki.